Tere õhtust, härra Kaupo Vipp. Tervist. Et eetris on siis Vabriku seminari podcast järjekorra numbri 31. Külas on meil siis Torgu kuningriigi vardja ja Rooma klubi liige Kaupo Vipp. Et sa tulid otse Rooma klubi tänaselt, ma saan aru, Euroopa rohekava teemaliselt Keskkonnaministeeriumis toimus üritus, et võib-olla siis äkki alustame kõigepealt sellest, mis asi on Rooma klubi, Eesti Rooma klubi, et mis funktsioonid ta ühiskonnas üldse on? No ega ta põhimõte on sama nagu suurel Rooma klubil, et see oli Aurelio Becci, üks Itaalia ärimees, kes 68. aastal hakkas mõtlema selle peale, et koguda kokku mingisugune hulk kõikvõimalike alade spetsialiste just selle mõttega, et analüüsida seda olukorda, et kui asjad lähevad edasi nii, nagu nad siiani olid läinud, seal ütleme siis 60. lõpuni, et kas siis on vaja midagi karta või millestki hoiduda või mis see tsivilisatsioon nagu peaks siis tegema, sest see oli see aeg, kui arengumudelid olid ju väga ilusad, nägid välja või need jutud, et mis tulevikus saama hakkab ja kõik teadsid lendavatest autodest ja kõigest muust tulevikus, aga jah, et kas see midagi karta on, siis tekkis selline asi jah, nagu Rooma klubi ja nende sisuliselt esimene selline suurem saavutus oligi see, et nad Massachusettsi tehnoloogia instituudi inimestega said kokkuleppele ja kusjuures huvitav oli see, et Volkswagen rahastas seda, tegid siis kas see Fiati omanik ei olnud? Volkswageni, tollagne firmana rahastas Volkswagen minu teada seda uuringut ja koondati seal siis sellised inimesed, kes tegelesid komplekssüsteemide arengute uurimisega ja siis ühtlasi ka arvuti modelleerijad, kes siis, see oli see J. Forresteri nimeline mees, kelle need sellised rohkete tagasisidestustega komplekssüsteemide arengumudelid tegelikult tänapäeval on sisuliselt igal pool kasutus, alates astronoomiast ja lõpetades näiteks parfümeeriaga, mis kõik võimalikes alades. Ilmateadetega ka, aga loomulikult eks juba sõna ilmateade ütleb, et sellel on mingisugune täpsuse aste olemas. Aga jah, nende mõte oli jah siis see, et püüda prognoosida seda tulevikku ja need stsenaariumid, mis sealt välja tulid, olid küllaltki karmid. Aga Eestis algas see asi siis niimoodi, et siin kohapeal ka, ma jään isegi vastuse võlgu, ma tean, et Indrek Tarand oli, mitte Indrek, Andres Tarand, jah, mitte Indrek. Andres Tarand oli üks nendest, kes seal kuidagi eestvedaja oli. Aga põhimõte sama, et vaadata siis nii-öelda väiksemas perspektiivis, vaadata siis Eesti perspektiivis, et kuidas meil see tuleviku väljavaated on või millega meie peaksime arvestama ja siis ühtlasi ka siis selle suure pildiga ennast sobitama ja nii edasi. Et sealt hakkas see pihta. Aga täna oli, kuna Euroopa Liit on sellise initsiatiiviga välja tulnud nagu, kuidas ta õige nimi on, siis Euroopa roheline leppe, jah. Green Deal. Jah, Euroopa Green Deal. Täna me natukene seal meie ÜRO esindajat ja siis ka Euroopa Liidu esindajat sondeerisime nende käest, või uurisime nende käest, et mismoodi see areng sinnamaal on läinud. Tegelikkuses selle väljendiga tuli, selle New Green Deali väljendiga tulid Ühendriigid esimesena, õigemini nende ühiskondlikud organisatsioonid mõned välja. Ja Obama ajal oli ta küllaltki selline mõiste, mida arvati, et millest hakkab midagi siis kasvama ja kus Ühendriigid siis võtavad nii-öelda ülemaailmse initsiatiivi ja see alus seal oli siis see, et
noh, see on jälle väga pikalt võiks rääkida sellest, miks see sinnamaale on jõudnud, aga aluseks, nagu me kõik teame praegu, eks ole, on meil jutud sellest, et meil kliimaga midagi hakkab juhtuma. Kas see Limits to Growth, millega Rooma klubi 70. algus välja tuli, see on nüüd sealt kõik tõukub? Jah, see on sisuliselt on ta sellest samast asjast välja kasvanud, et see oli niivõrd põhjapanev. See on huvitaval kombel maailma kõige enim müüdud, raamatuna müüdud uurimistöö üldse. See on avaldatud 30 keeles ja 36 miljonis eksemplaris müüdud. Aga eesti keeles, kus ta on? Eesti keeles siiamaal ei olnud, aga nüüd Rooma klubi initsiatiivil tuleb tõlge ka eesti keelde, nii et siis on juba 31 keeles vähemalt. No, see on siis kasvupiirid. Kasvupiirid, jah. No miks kasvupiirid? Sellepärast, et need mudelid viisid ükskõik siis missuguseid tagasiside selliseid kõik võimalikke variante, mis sinna ei sisestatud mudelisse, nad kõik näitasid, et seni, kuni on selles mudelis üks tegur, mille nimi on majanduskasv, seni, kui on eeldatud, et selles mudelis püsib majanduskasv, siis võid lisada sinna ükskõik milliseid tehnoloogilisi eeldusi, ükskõik milliseid sotsiaalseid, kultuurilisi, et ta jõuab ajavahemikus siis kuskil 2030 kuni 2070 tupikusse. Ehk siis jõuab kollapsini. No kollaps on jälle, see kõlab nagu maailma lõpp, aga see on siis lihtsustatult, et piiratud ressursiga ei saa piiramatult kasvada. Põhimõtteliselt võib niimoodi öelda, jah. Põhimõtteliselt võib niimoodi öelda, et nii kaua aga meil on ju siiamaal, eks, kõikide endast lugupidavate riikide sellises eesmärkide komplektis või tööriistakastis on see sama majanduskasv. Ja on ka täiesti loomulik, kuidas sa lähed, eriti veel demokraatlikus riigis, kuidas sa lähed valimistele ja ütled, et vaadake valijad, valige mind, sest ma teen teie elu kehvemaks, ei saa ju olla. Sa ütled ikka, et valige mind, ma teen teie elu paremaks. Kollapsiteni me jõuame, aga mis siis täna seal Rooma klubis ikkagi, kus me oleme Eestis selle asjaga? Ma vaatasin, need ettekanded olid, see oli viis ettekannet, päris tõsised teemad olid. No võt, miks selline kokkusaamine täna oli see siis, et milline sisend võiks olla nüüd Rooma klubi, siis no seal oli Eesti Energia, siis sealt VKG-st, siis Silmetist ja sellised ressurssidega ja energiaga tegelevate suurettevõtete juhid, siis ministeeriumite esindajad ja siis hulka teadlasi. Ja arutelu seisnes selles, et on selle rohelise leppe initsiatiiv on nüüd tulnud siis Euroopa poolt, meil enne jäigi jutt seal pooleli, eks ole. Ameerika Ühendriigid langesid ära, siis korjas selle üles ÜRO ja nüüd näeb tegelikult, kui taustast või köögi poolest rääkida või sellest loogikast, siis praegu tänu sellele, et Ühendriigid langesid ära, näeb Euroopa Liit selles initsiatiivis võimalust selle üldisel taustal esile tõusta. Ehk, et tal on mingisugunegi initsiatiiv ka tema poolt. Et muidu kõik initsiatiivid, majanduslikud, me ei ole väga suured tegijad majanduslikult, kui rahvaarvult tarbijatena oleme suured, aga majandus on meil ammugi välja viidud tootmine ja igasugune selline värk. Van der Leyen ütles, ma lugesin mingi tsitaat, et see roheleppe vastuvõtmine, mida nüüd seadustama hakatakse Euroopa Liidus, et see on nagu sama võimas ettevõtmine, kui inimene läks kuule. Mille peale ma kohe näitaks seda siia, sinu kirjutavad raamat Globaalpohmelus, mida on nüüd mitu trükki, seda on 4, jah. Jah, et see on nüüd see, millel on siis järg lokaalravitsus, mis siis juba telliti, ma saan aru, õppejõudude ja sellist tegevuste poolt. Mis ma tahtsin näidata, siin on selline joonis, kuidas kiviaja inimene 2 miljonit aastat kõnnib, siis me hüppame korra kuule ja siis me läheme nagu kiviaja inimesena jälle edasi. Et see on, kas see on nüüd siis see? No see on üks selline, ütleme nii, et
sünge perspektiiv sel juhul, kui me jätkame nii nagu siiani. Aga nüüd see Euroopa Liidu, millest sa rääkisid, et Euroopa Liit on nüüd pani, ma kuulsin mingi päris, mis ta pani, mingi 100 miljardit või triljoni või? Jah, no seal on väga suured numbrid mängus. Need numbrid võib-olla ei olegi sedavõrd olulised, aga noh, ega nemadki ei saa ilma vastuolud, et tänagi seal tõusis esile mitu vastuolu ka selles programmis, aga see, see algatuse põhimõte, mida tahetakse saavutada, sisuliselt ta on sama, nagu ta Ühendriikides esile kerkis ja nagu ta ÜRO poolt on praegu promotud ja nagu mille ette on rakendatud siis mõned sellised nagu käilakujud ka. Võib-olla paljud inimesed ei mäleta, näiteks oli selline Autumn Perel või mis ta nimi oli, üks tütarlaps, kes 92. aasta Los Angelese kliimakonverentsil esines. Ja neid tütarlapsi on veel olnud ja see noore tütarlapse mõju tundub olevat väga hea, nii et see Greta praegu on nagu laineid lööma hakanud ja kuidagi ilmselt on ka need muudatused, mida näha on mõjunud. Aga siis praegu sellise massiivse kuidas öelda siis, mõjutuslainega siis Euroopa Liit on kaasa läinud ja need programmid siis sisaldavad põhimõtteliselt seda, et püüda majandus restruktureerida selliselt, et liikuda fossiilkütuste pealt taastuvenergia peale, samal ajal siis on seal mitmed sellised kõrvalprogrammid, millest näiteks kuidas siis tekitada olukord, et keegi ei saaks sellest kannatada, näiteks, et Poola kaevurid, kui nüüd lihtsustatult öelda, siis hakkavad kõik tuulikuid tegema, näiteks, eks ole. Või hakkavad, ma ei tea, kaevandama mingisuguseid maavarasid, näiteks päiksepatareide jaoks või nii edasi. Või ütleme, et meil on palju ehedam näide siin Kirde-Eestis, et kuidas siis need inimesed ei jääks hätta, eks ole, sellepärast ja kuidas siis ükski riik, kelle põhitegevus on sellel alal, ei jääks hätta ja sellise tausta tekitamiseks siis, et Euroopa Liit suudaks murda sellest lõksust välja, on siis need rahasummad ja kuidas siis mõjutada teisi riike, sellele on ka mõeldud. Teiste riikide mõjutamine siis käib läbi selle, et Euroopa Liit on küllaltki suur turg, eks ole, seal meil on mingi 550 miljonit tarbijat, et arvatakse, et ollakse võimelised siis kehtestama nii-öelda sellised kaubandustõkked, et sellest tõkkest tuleb läbi ainult selline kaup, mis on siis toodetud piisavalt keskkonnahoidlikult, ehk see on siis märgiks tootjale, et ta ei saa kaupa toota ja müüa Euroopasse, kui ta ei ole täitnud teatud reegleid, et niimoodi siis ka väljapoole mõjutada olukorda, et muidu võib öelda, et teised teevad ikka edasi, mis tahavad. Ja nii edasi. Seal on, kõigis nendes asjades on tugevaid vastuolusid ja neid toodi ka täna seal mitmeid välja ja muidu üks põhilisi vastuolusid on ikkagi jälle see sama kurb tõsiasi, et me ikka ei kujuta ette ilma mingisuguse majanduskasvuta asja. Ja ka seal selles programmis, nii nagu ka ÜRO selles säästva arengu programmis on juttu ikka jätkuvast majanduskasvust ja nii edasi. Meil lubatakse ka 4% vist oli järgmine aasta või 3, millegagi. Ja. Aga seda raamatus mainid, et juba ütleme sellest peak oili teema on nii fundamentaalne, et sinna me nüüd hakkame varsti jõudma, aga et selle nii-öelda viimase 10 aasta jooksul, mis me oleme, või 15 isegi 2005. alates, et me oleme mingisugune 0,8% languses. No vaata see, kogu aeg. Seal on see, et meil on selline, ma soovitan kõigil, kes nagu närvi lähevad selle teema peale, võtta kätte, Hans Roslingul on väga hea raamat ilmus, mis rahustab kõik maha, et see on sellisest ilusast statistikast ja 2009. aasta Davosi kohtumisel muideks võeti selline otsus vastu, et selleks, et inimestesse optimismi sisendada, selleks tulebki statistika peab olema natukene parem ja ilusam. Ja võeti vastu otsus, et peab olema statistika ilusam. Jah, kui sa võtad 2009. aasta Davosi konverentsi tulemused ja nende seal on ka, nad annavad ka need arengustsenaariumite variante välja ja siis lahendusi nendele. Ja seal siis ühe lahendusena oligi toodud see,
statistilised andmed peavad olema selliselt esitatud, et nad ei tekitaks ängistust inimestes. Ja sellest lähtudes näiteks Euroopa Liit tegi mida? Euroopa Liit 2000 võttis kasutusele süsteemi ESA, European Statistical bla 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 2010, mida ta rakendas siis tagasiulatuvalt 2009. aastast ja voilà, sisemajanduse koguprodukt tõusis 1,9% võrra aastas keskmiselt. Seda meetodit muudeti? Meetodit muudeti, no mul siin üks tuttav Eesti Statistikaametist, ma küsisin, et kuidas see võimalik on, nagu, et vaat ei jõua kohe pärale. Just väga lihtne, mäletad, meil oli elanike ja eluruumide lahendus. Et näiteks, kas sul on oma puud võtta kuskilt oma metsast? Jah. Kas sa saad nad ära lõhkuda ja panna ahju ja kütta oma ruumi? Jah, ma seda teengi. Selge, aga näed, uue statistilise meetodi järgi sinu eluruumi pindala võetakse arvesse ja võetakse arvesse selle kütmine ja selle kütmine võetakse sisemajanduse koguprodukti arvestades samamoodi, nagu sa elaksid Lasnamäel ja sinu korterit kütab keskkütte. Mis põhimõtteliselt ei ole ju vale, eks ole, sest sisuliselt mingisugune produkt toimib, aga see muudab oluliselt tulemust. Ja täpselt sama asja tehti muideks siis Rahvusvahelise Energiaagentuuriga 2010. aastast. Enam ei ole sellist asja nagu crude oil arvestust. Nüüd on olemas all liquids. See tähendab seda, et ei ole kuidagi võimalik, kui sul ei ole mingit toornaftat eristada muudest mitte millestki. Vedelatest, olgu ta vesinik, mingisugune oliivõli või mis iganes, kõik, mis on küttevedelik, mis kütte eesmärgil on toodetud, see on kõik ühes hunnikus ja seal hulgas siis ka näiteks kildaõlid ja sünteetilised naftad, mida... No siin me peame nüüd lahti seletama selle mõiste, mida sa hästi palju kasutad oma nendes raamatutes ja loengutes, et see, kuidas seda üldse eesti keeles ütled seda EROI, Energy received on energy invested, et see on siis saadud energia jagatud selle saamiseks kulutatud energiaga, kohmakas ja pikk, aga kuidas seda lühidalt eesti keeles üldse energeetiline kasumlikkus. Energeetiline kasumlikkus võib öelda selle kohta. Et ma vaatasin, see oli üks tabel, et vesiniku puhul oli see -3. No paraku nii on. Kui me teeme elektrit kasutame selleks, et viia veeaatom laiali, et vesinik ja hapnik eraldada, siis sisuliselt see tegevus on, piltlikult öeldes on ta täpselt sama, et kui ma kodus kütan ahju ja siis võtan ahjust söed, kogun korstnast suitsu ja siis monteerin nendest uuesti küttepuud. Ja põhimõtteliselt see tegevus peabki võtma palju energiat, see on selge. Iseasi on see, et kui vaadata nüüd seda, mis toimub meil energiasalvestusega, siis tõepoolest kui tuulik sul kütab elektrit näiteks, eks ole, on hea tuul, aga sul ei ole seda võimalik kuskile võrku anda, sest et ei ole tarbijaid sel hetkel. Siis oleks vaja ta salvestada. Ja sel juhul tekib tõesti selline efekt, et võib-olla tõesti ajada siis selle elektriga tõesti seda sama vesinikku, sest see on üks väheseid viise, kuidas efektiivselt salvestada. Aga vesinik, ma ei tea, me siin hüppame ühelt teemalt teisele, aga vesinikku tuleb silmas pidada või üldse nende tehnoloogiate puhul tuleb arvestada seda, et ükski tehnoloogia oma, et ega ka näiteks mingisuguse vesiniku tootmine, et see ei ole energiasisend. See, mis on selle energeetilise kasumlikkuse arvestuse juures tähtis, on see, et arvestada tuleb energiasisendi kasumlikkust. Et sealt hakkavad väga olulised asjad nii majandusele kui üldse ühiskonna komplekssusele. Aga vesinik on salvestuse viis. See on üks salvestuse viise, mis on oluliselt küll kehvem kui, ütleme, energeetiliselt on ta oluliselt kehvem kui näiteks akusse salvestamine, aga sellele vaatamata on ta ikkagi parem, sest akude tootmine ja akude hulk, mis selleks vaja on, võib kujutada ette, et näiteks tavaline sõiduauto, väiksema sõiduauto paak 50 liitrit bensiini, selleks, et samasugust energia hulka kaasas kanda, mis seal sees on potentsiaalne keemiline energia. Selleks oleks meil vaja 3,5 tonnist pliiakut.
ta on üsna selge, et noh, see pane 3,5 tonnist akut, et ta salvestus on küll ebaefektiivne, aga noh, vesiniku puhul näiteks on siis see salvestus selles mõttes parem, kuigi 2/3 läheb kaduma. No jah, et sa paned, et muidu sa paned, eks ole, ühe osa energiat sisse, siis saad mingi teatud osa sealt vastu. Kui sa saad rohkem vastu, siis sa oled kasumis, kui sa saad vähem vastu, siis sa oled kahjumis. No jah, ma lugesin, et nafta oli alguses 120 oli see koefitsient, nüüd ta on vajalik, et oleks 1/10, et majandus toimiks üldse, aga et on mingid puuraugud, kus nad seal mingi deep waterid ja kus nad mitme kilomeetri sügavusest veest veel mitu kilomeetrit maa sisse ronivad, et seda kätte saada, et see kisub nagu kuhugile sinna alla, tugevasti alla 10. No võib-olla pole õige öelda, et majandus toimiks. Õige on öelda selleks, et kasvumajandus siis toimiks. Selleks, et see komplekssüsteem püsti püsiks. Seda annab natukene aega ravida. Minu meelest on see geniaalne tegelikult, mida keskpangad tegid peale seda rahanduskriisi, see niinimetatud rahatrükk, kuigi ta ei ole otseselt ta ei ole rahatrükk, aga see on geniaalne lahendus. Miks? Sellepärast, et meil on globaliseerunud maailm. Oleks me 24. aastal, eks ole, Weimari Saksamaal tehti sama asja, trükiti raha juurde, asi kukkus kiiresti kokku, aga nüüd meil ei ole piire. Ja see raha valgub meil sinna, kus inimeste kuupalk on võib-olla sama suur kui, ma ei tea, Ühendriikides mingisuguse valgekrae tunnipalk. ja sinna on ruumi valguda veel küll, et need piirid ei ole veel ees, et seda valli saab nüüd edasi lükata, selles mõttes on nagu huvitav, aga põhimõtteliselt on ikkagi niimoodi, et pikalt see toimida ei saa, sest et termodünaamilised printsiibid ütlevad seda, et meil on vaja teatud komplekssuse hoidmiseks teatud energiasisendit. See kõlab võib-olla keeruliselt. Võib-olla räägid lahti selle komplekssuse, mida sa nimetad põhimsuseks, et see põhiprintsiip, et meil on siin kuulajate hulgas on palju noori inimesi, kes võib-olla ei ole komplekssüsteeme veel nagu nii-öelda ei ole kursis. See kõlab koledalt, aga tegelikult see midagi väga, väga koledat, nagu ütleme printsipiaalselt midagi väga koledalt seal ei ole, et põhimõte, võib tuua sellise näite, et kujutame ette mingite suguharude sellist elutegevust seal kuskil algse Sumeri aladel või seal piirkonnas see Viljaka poolkuu juures, kus 5000 aastat tagasi. Rohkem, 7-8, isegi praegu öeldakse, et seal Anatoolia kõrgustikul juba kuskil 11,500 aastat tagasi mindi põllumajanduse üle. Kübelki tepest räägid. Just, jah. Aga ütleme, et see, mida meil teada on praegu, see on see, et mingisugusel hetkel, kui jällegi tuleb mänguga kliimamuutus muidugi, aga mis tollal juhtus, jääaja lõpp oli kuskil 13 000 aastat tagasi, jääkilp hakkas taganema, seoses sellega tekkis oluline kliimamuutus, kui ennem oli tõesti seal Anatoolia kõrgustikul oli selline paradiisi lähedane olukord, sisuliselt taimed andsid 2 vegetatsiooniperioodi aastas ja loomastik ja elustik väga külluslik. Inimesed said seal rahulikult olla nii, nagu piibli legendki ütleb, et nagu paradiisis, eks ole. Aga nüüd hakkasid probleemid tekkima sellepärast, et kliima muutus kontinentaalseks. Taimed ei olnud enam 2 vegetatsiooniperioodi aastas. Loomastik hakkas kahanema. Aga nendel hõimudel, kes olid tüüpilised kütid, korilased, nad komistasid sellise probleemi otsa, et kui vanasti lahendati selline probleem, kui sa ühe piirkonna said tühjaks sellega, et sa rändad teise kohta, siis nüüd tekkis olukord, kus sa ei saa teise kohta rännata, sest seal on juba inimesed ees, 3. kohas ka ja kõik on juba lagedaks söödud. Ja siis, veidetavalt ongi see Eeva, siis ehk naised tulid siis selle mõtte peale, et iseenesest jällegi huvitav, et miljoneid aastad oli teada, eks ole, et on taimel on mingi seeme ja kui sa selle seeme paned mulda, siis kasvab sealt see uus taim, eks ole, millel on siis viljad küljes. Aga seda ei olnud kunagi kasutatud varem, korjati kokku lihtsalt need asjad. Ja nüüd äkki tuldi selle peale, et okei, et kui me ei saa kuskile minna, aga teeme siis niimoodi, et me kasvatamegi siin samas, et teete meile siin, piltlikult võiks siis kujutada niimoodi, et ütled meestele, et nii, mehed, aitab jamast, me ei tolgenda teil enam siin lapsed süles järgi, teete meil siia onni, meie teeme siia põllu,
see on kuskil jõe kaldal, seal muda sees viljakas pinnases ja hakkame kasvatama toitu. Et see ongi nagu sellise komplekssüsteemi algus. No see on nüüd algus, eks ole, selles mõttes, et sa muudad sisuliselt eluviisi. No väga paljud liigid, no meile üks tuttavamaid on näiteks kobras, eks ole, kes kujundab oma elukeskkonna ümber sellel eesmärgil, et teha enda elu mugavamaks. No siin on täpselt sama juhus. Sa kujundad oma elukeskkonna ümber selliselt, et teha oma elu mugavaks antud oludes. See ongi kohastumisvõime. See näitab olendi intellekti, eks ole, et olendil on intellekt olemas. Ta lahendab oma probleemid niimoodi, et ta kujundab keskkonna ümber. Aga mida see kaasa toob, hakkavad tekkima ridamisi sellised muutused. Kõigepealt meil hakkab seda teravilja seal kasvama seal põllu peal, me saame sealt süüa, väga hea, teeme veel suuremad põllud, aga esimesed probleemid kohe hakkavad sellega pihta, et näiteks minul Saaremaal on siia maale, sellest on nüüd juba, ma ei tea, 9000 aastat möödas, 10 000 aastat. Ma panen endale, eks ole, tuhli, panen kartuli põllu peale ja ükskõik kui palju sa nendele metssigadele räägid, et kuule, et see on minu eraomand, et see taim on minu eraomand, mina panin selle maha, ta ei saa sellest aru. Ta tuleb ja tuhnib üles ja vaatab veel sulle saatus näoga otsa, et mis sa siin virised. Söö ise ja ma söön ja järelikult mida tuleb teha, need inimesed peavad leidma võimaluse, et hakata näiteks öö läbi valvama seda perimeetrit oma põldudel, et öösel metsloomad või veel hullem mingisugune võõras suguoru ei tuleks sööks seda ära. Aga mida see tähendab? Tööjaotus. Just, hakkab tekkima tööjaotus. See ongi komplekssüsteemi esimene selline tsivilisatsiooni puhul see esimene asi, mis hakkab kõige olulisemalt mõjutama olukorda. See inimene ju, kes öösel seal valvab, ei saa ju temalt nõuda, et ta päeval kasvataks endale ise toitu. Mis tähendab seda, et kui asja mõte oli see, et kõigil oleks hea olla, siis järelikult lepime niimoodi kokku, et kuule, meil on vaja seda tööd. Sina öösel valvad, sul on, ma ei tea, võib-olla sulle sobib ka see asi ja sulle meeldibki see. Meie anname sulle sellest viljast täpselt samasuguse osa niimoodi, et sa ei jää nagu kahjumisse võrreldes sellega, et kui sa oleks ise kasvatanud. Täpselt sama asi näiteks niisutuskanalite kaevamisega. Selge, ühesõnaga me jõuame majandusse. Me jõuame majanduseni, et tegelikult me hakkame sisuliselt maksma nendele, kes teevad spetsialiseeritud tööd. Kui ütleme, küttidel korilastel praegu antropoloogid arvavad, et maksimum 12 sellist ühiskondlikku rolli oli. Seal, ütleme, tõesti näiteks suguoru matriarh, jahimees kindlasti, siis mingi šamaan ja nii edasi, kellel olid kindlad spetsialiseerumised. Praegu, kui sa võtad Euroopa Liidu, on selline asi olemas nagu spetsialistide register. Seal on üle 200 000 erineva ametinimetuse. Ja põhimõte on milles? Kogu selle komplekssuse kujunemise või selle võimsuse kujunemise juures on põhimõte selles, et kui see on juba sinnamaale kasvanud, siis sa ei saa ühtegi seda lüliselt ära võtta. See on nagu siin minu organismis on kujunenud selliselt, mul on kops, neerud, ma ei tea, igast värgid. Kui ma võtan siit näiteks südame välja, siis on silmapiltselt läbi kogu see komplekssüsteem. Aga mõne asja saab välja võtta? No, mis asja sa võtad välja? Ühe neeru. No hea küll, aga siis sa tegelikult ikkagi sinu võimekus ikka langeb, aga sa ei saa neeru täielikult eemaldada, nii nagu sa võid elektrit võib-olla, kui täna öeldakse, et homme ei ole elektrit, see on paanika, mitte midagi ei saa toimuda ilma elektrita. Oleks 100 aastat tagasi öeldud, et elektrit ei ole. Mõni oleks kehitanud õlgu, mis asi see üldse on, see elekter? Ei teagi üldse. See on saanud meie süsteemi koostisosaks. Ja nüüd, kui ta meie koostisosa on juba, nüüd me enam seda sealt lahutada ei saa, ilma, et kogu see süsteem sisuliseks vajuks kokku, või see ongi see põimsüsteemi juures nüüd see kollapsi moment, kollaps ei ole mitte mingi maailma lõpp ega mingisugune katastroof, vaid see tähendab lihtsalt seda, et põimsüsteem, kui sa võtad sealt ühe osa ära, siis ta lihtsustub kuni sinnamaale, kuni see ümbritsev keskkond suudab hoida seda taset üleval. Ehk sul langevad osad asjad sealt välja, nagu neil täna, kui me võtame elektri ära, siis meie ühiskond peab langema oma keerukuselt ja oma komplekssuselt sellele tasemele, mis ta oli enne seda, kui elektri kasutusele võeti. Vastasel juhul kukub ta täielikult laiali. Ehk siis see on see,
et me siis kas oleme selle ühe neeruga või siis sureme päris ära. Nii et tänase päeva seisuga ma saan aru, et ligi 90% oleme me taandanud selle sisendenergia kõik naftale või fossiilkütustele siis täpsemalt öeldes. Ja nüüd me seisame probleemi ees, et kuidas seda hästi ruttu asendada, sest et muidu meil lähebki sõna otses mõttes vool ära ja me peame kukkuma kuskil kiviaega. No just ja siin selles mõttes, ma ei tea, ma arvan, et ma ei tea, mis saladus siin ei avalda, aga mida on ühiskondadele vaja? Ühiskondadele on vaja selget arusaamist, miks mingit asja tehakse. Ja kui sa hakkad kellegile rääkima sellest, et mis on, ma ei tea, nafta energeetiline kasumlikkus või bla bla bla, siis see on väga igav ja aga kui sa ütled, et selle sama nafta ja kivisöe ja maagaasi põletamine tekitab CO2 ja see, poisid, küpsetab meid ära, kõik saavad äkki aru asjast ja hakatakse selle nimel tegutsema. Kui nüüd kristallselt aus olla ja rääkida, ütleme, nagu teaduslikust sellisest moodsa sõnaga falsifitseeritavusest teooria puhul, siis tegelikkuses me peame tunnistama, et kliima on sedavõrd kompleksne süsteem, et me tegelikult ei tea, kui palju inimene mõjutab teda, aga selgelt ta mõjutab, mingil määral ta kindlasti mõjutab. See on selge ja selge on ka see, et me ei saa oluliselt soojemas kliimas hakkama, meie elutegevus ei ole selleks kohandatud, väga oluliselt soojemas kliimas, kuigi neid soojemaid perioode on ka inimese ajal olnud, aga me põhimõtteliselt elame ühes kogu elusorganismide eksistentsi ajaloos ühes madalama temperatuuriga perioodis. Nii, aga nüüd me jõuame nüüd jälle sinna ringiga, tahaks jõuda sinna tagasi, et Eesti on, ütleme, top 2% kindlasti elatustasemel planeedi mõistes. Oma elatustase, palgad versus siis ostuvõime ja mugavused ja see maailm, et me oleme seal, püramiidi suhteliselt seal, Maslow püramiidi või mis iganes võtame Maslow, jah. Seal ülemises otsas, et me, mida tähendab, ma tahaks väga teada, et kui te täna seal nõu pidasite, et kas on kaardistatud ära, et mida meie üldse Eesti riigi piires siin, kas me, raamatus tuleb seal välja see, et hakkame külades valvama oma talusid sugulaste. See on nüüd minu lähenemine asjale, seda ma ei saa öelda, et see on kas... Ei, ma mõtlengi, et kus te seal Keskkonnaministeeriumi nõupidamisel, et mis siis, kas meil on mingi seisukoht üldse? Praegune olukord ongi selline, et märtsikuuks peab Eesti Vabariik esitama oma seisukohad selle nii-öelda uue rohelise leppe kohta. Ja esialgu on see raamkokkulepe, see on nii-öelda siis, meil on teada, mida oleks vaja saavutada ja nüüd edaspidi tuleks see sisuga täita, aga küsimus on, et kas nendes punktides, mida me arvame või mida Euroopa Liit arvab, et oleks saavutada vaja ja ÜRO, kas me nendes punktides kõikides riikides, nagu kõik need liikmesriigid, kas nad saavad sellest ühtemoodi aru, kas nad arvavad, et seal on midagi valesti või tahaksid nad midagi lisada või arvavad, et seal on midagi vaja parandada. Et see on nüüd see, mis küsimusega nagu see ümarlaud toimus, mis oleks, ühesõnaga, et Vabariigi Valitsusel on vaja tegelikult sisendit, et mis seisukohad on mingites raamasjades peaks võtma, aga see, millega see täidetakse, see siis järgneb nagu, et see ei ole praegu küsimus mingisugust detailid seal, vaid üldine suhtumine. Ja tänastest ettekannetest minu meelest 2 suurt probleemi tulid esile. Üks on see sama korduvalt tõestatud asi, et mida võiks siis nagu lihtsustatult öelda, et lõputu kasv lõplikus keskkonnas ei ole võimalik esiteks, mis on siis see vastustamine sellele nii-öelda ilusale jutule sellest, kuidas meil ikka majanduskasv nagu läheb kogu aeg edasi. Ja teine asi on siis sellise tekkiva ebavõrdsuse või õigemini siis ühesõnaga, et kuidas tekitada olukord, et me neid ressursse ei peaks nii palju tarbima, kui meil tegelikult oleks vaja selleks, et kui me praeguste tingimuste juures viiksime kõik nii-öelda taastuv energiale, siis seal ei nähta varianti, et kus kohast me võtame selle. Meil ei ole sisendit. Näiteks, et liitiumaku, kui sa olete kord valmis teinud,
siis seda taaskasutada ei saa. Liitium on selline, kui selle aku võtad lahti, siis ta õhuga süttib ise põlema. Hea uudis on see, et sa saad katlamajas kütta sellega, aga halb uudis on see, et sul läheb pidev energia ja mateeria sisend ja ka väljund. Meil ei olegi vastuseid. No praegu ei ole, jah, praegu ei ole. Ja see küsimus ei ole, võib ka niimoodi öelda õigustuseks, et see küsimus ei ole tegelikult nii julmalt kunagi asetunud meie ette. Et siiamaale on see, ütleme, mingi elektriauto on olnud nagu ju süke, rohkem nagu mänguasi. Arvo, et 100 aastat tagasi ainult need olidki. Või just nimelt ja miks jäeti see tehnoloogia maha? Just nimelt selle pärast, et naftasisend oli sedavõrd sadu kordi efektiivsem. See energia sisendi ja energia väljundi vahe oli sedavõrd efektiivsem. Nii et tegelikult oleks pidanud 2005, kui see peak oil tõusis nagu päevakorda, kui limiteeriti, ma saan aru, nafta pumpamine, see oli numbrid 73 miljonit barrelit mitte päevas. Limiteeritud, vaid et see on nüüd püsinud 15 aastat ühe lihtsalt jah, rohkem ei ole praegu suudetud hankida seda efektiivset sisendit, ollakse sunnitud tegema, näiteks nagu Kanadas, eks ole, ollakse sunnitud tegema seda niinimetatud sünteetilist naftat, nagu nad ise nimetavad. Kui kujutled ette pilti, eks ole, et sa võtad kuskil Saudi kõrbes, lööd kangi maasse ja sealt purskab, eks ole, või nagu meil reklaamides, et lööd kangi diivanisse, et sealt purskab. Või teine asi, et sa võtad kõigepealt ekskavaatori, siis kõigepealt sa koorid, eks ole, metsa maha, siis koorid mulla ära, siis võtad seda liiva, mille sisse on imbunud see nafta, paned ta suure veoauto peale, siis sa vead selle veoautoga sinna kuskile tehasesse, siis sa võtad puhta vee, võtad maagaasi, ajad selle vee keema, valad selle liiva sinna sisse, keedad sealt õli välja, siis sa võtad sealt väävli välja, koorid ära, ladustad hunnikutesse, siis sa võtad selle solgiks muutunud vee, paned kuskile settima ja selle liiva, siis sa saad mingisuguse õlilaadse olluse, siis sa võtad uuesti maagaasi, eraldad sealt keemiliste protsesside tulemusena vesiniku, liidad sellele ollusele, samal ajal lased õhku tohutu hulga CO2, siis sa nimetad selle asja segad kokku õigetes parametrites ja nimetad selle sünteetiseks naftaks, mille turuhind on umbes kolmandiku võrra odavam kui tegelikult normaalsel tavalisel naftal. On absoluutselt loomulik, et selle nii-öelda sünteetilise nafta tootmine on kordades kallim kui selle nafta tootmine, mida kuskilt Saudid sealt saavad, mis on juba valmis, mille on loodus valmis keetnud. Ja küsimus ei ole mitte rahalises hinnas, vaid küsimus on energiasisendis. Et me ei saa endale lubada seda, et nii nagu rebane, kes püüab jänest, ei saa endale lubada seda, et ta selle jänese püüdmisele kulutab rohkem energiat, kui ta jänese söömisest saab. Nii ei saa ka meie kulutada rohkem energiat, kui me tegelikult sealt vastu saame. Aga me saame seda teha tänu sellele, et me oleme muutnud selle seose süsteemi, me nimetame seda rahaks, mis sumeritel muideks, nii huvitav kui see ei ole, neil oli oma see mõõtühikute süsteem, sumeritel oli ta osa normaalsest mõõtühikute süsteemist ja võrdus odrakaaluga ehk energiasisendiga, aga see oli üks väheseid asju, mis sealt välja roogiti. Tänaseks on välja roogiti, sest tegelikult me kasutame ikka endiselt, meil on endiselt 60 minutit ja 60 sekundit ja 24 tundi ja 360 kraadi ja nii edasi. Me kasutame kõiki neid sumeri asju 7000 aastat hiljem. Pole mingit põhjust olnud neid välja vahetada, sest nad on nii hästi klappinud maailma kirjeldamiseks. Ainuke, mis on sealt välja võetud, on see majanduse ühisosa reaalteadustega. Nii et see, et me oleme selle välja koorinud, sealt võimaldab meil praegu tekitada mulje, et rahal on mingi sisemine väärtus ja selle rahaga me saame kuidagi asendada energiasisendit. Tegelikkuses on see selline pettekujutelm, mida me saame nii kaua kasutada, kuni me satume tõsisesse kriisi. Ja siis järgneb kiire kokkukukkumine. Ma ei tea, meil jutt vist läheb lappama ka. Ei, see ei lähe lappama. Mõtlen selle, et sul oli raamatus väga hea kujund selle kohta, et kaaluvihid muutuvad kaalutava kauba asemel nagu olulisemaks kui kaup ise. Et see on nagu see raha vahekord siis nüüd sellega, mida me süüa saame. Jah, raha on kaaluviht selles mõttes, nagu
jah, ta on selline nagu sentimeetri rihmaga ei saa asendada seda materjali, mida sa mõõdad selle sentimeetri rihmaga, nii ei saa ka selle arvestusvahendiga asendada seda, mille jaoks ta on loodud. No sul oli välja toodud seal sellised päris põhjalikud tabelid erinevate energiasisendite kohta ja sa olid eraldanud sealt 5, millega on üldse mõtet tegeleda, kui ma eksin, need olid siis tuul, tuumaelekter, mingi üks neist, mitte kõik. Ja siis oli seal hüdro vist oli hüdro ja päike, no, päike ka, jah. Ja nii edasi. Et miks me ei tegele siis nendega või mis seal häda on, et siin paar saadet tagasi Strandberg ütles, et, no, et tuleb sihtotstarbeliselt trükkidagi raha juurde triljonites ja lükata see tuuleenergiasse, ja 10 aastaga on asi lahendatud, et lihtsalt praegu ehitab 50 tuulikut aastas mingisugune, ma ei mäleta palju inimesi, et siis tuleb ehitada 1500 tuulikut iga päev ja ongi küsimus lahendatud, et see on tehtav 10 aastaga ja siis, aga et miks me seda siis ei tee, kui see on tehtav? Et... No võib niimoodi öelda, et just selle sama asja, selle sama Mareku ettepaneku tegelikult realiseerikski see sama roheline lepe. Aga kus nähakse probleemi on see, et see, just see sama ressursi sisend, mis sinna läheb, on sedavõrd suur ja ka tuulik ei ole igavene asi. Ega tuulik ei tooda, tuleb aru saada sellest ka, et tehnoloogia saab olla ainult vahend, mis muudab energiasisendi meile kasulikult kasutatavaks mingisuguseks energiavormiks. Tehnoloogia ise ei ole energia. Tuulik ise ei tooda mitte midagi, ta muundab ainult tuult mingiks vooluks, mida meil on vaja, aga ta ei ole ka taastuv. Kas keegi on näinud taastuvat tuulikut? No ei ole taastuvat tuulikud ega taastuvaid päiksepaneele. 25-30 aastat juba hakkavad probleemid, eks ole. Nüüd on sul vaja kuskile see panna ära, kui sa ei suuda seda ümber töödelda. Kui suures Eesti inimesed täna selgus, et Eestis tehakse jõupingutusi selleks, et plaste utiliseerida või muuta nad keeruliste keemiliste ja füüsikaliste protsesside tulemusena mingiks taaskasutatuks asjaks. Aga näiteks praegu on niimoodi, et tuulikud, mis on oma aja ära, maetakse maha. Mis tähendab seda, et sealt tuleb kogu aeg, toore tuleb kogu aeg peale, täpselt samamoodi nagu nendele akudele praegu. Toore tuleb peale, aga teist korda kasutada ei osata ja mida see tähendab? See tähendab seda, et me siis saame seda nii kaua teha, kuni see ressurss, mida me, ja millest on siis tuulikud tehtud või millest on päiksepaneelid tehtud. Seal on tohutu suur osakaal on just nende samadel fossiilsetel kütustel, mille lõpetamist me tahame ja näha. Metallidel, mille kasutegur on kaevandamisel on muutunud olematuks. Ja nii kaevandamine on üks asi, teine asi on töötlemine. Selleks, et metalli töödelda, sul on tohutut energiasisendit vaja. Jälle, aga lähme söega, plastik, betoon, muideks, tsemendi tootmine, üks energiaressursi mahukamaid sisendeid. Nii et see ei ole nii lihtne. Aga lähme siis kohe selle julma stsenaariumi juurde siis niimoodi otse, et sealt hakata edasi arutama, et kogu sellest, mis siin raamatutes on kirjas, koorub välja üks jükene tundub, et möödapääsmatu asi, et planeedi elanikkond peab vähenema kuskil 2 miljardile, et naftaeelses ajastu, ütleme, tasemel elus püsida niimoodi jätkusuutlikult siis või kuidas öelda selle kohta. Et see on nüüd see asi, mis jäi minul jaoks kõige kõhedama tunde tekitas, et see on ju, mis see siis nüüd on, et kuhu need 6 miljardit siis peaksid minema, et sa piirad ära selle energiasisendi biosfääriga, et ainult tehisintellekt ulatab sealt välja, kes jätab siis meid kõrvale, oli seal ma mäletan, mingi üks stsenaarium, aga et inimkond siis, kui nüüd lõpeb kõik otsa, lähiajal 2030 on seal mingi enamus uuringuid, mis seal oli viited. Et mis saab? Kõigepealt ma pean ütlema, et otsa ei lõpe küll mitte midagi. Või kasutegur kaob ära. Jah, meie tegevuse tulemusena, vahel räägitakse, et nafta lõpeb otsa või midagi sellist. Inimtegevuse tulemusena mitte iialgi ei saa nafta otsa, lihtsalt me oleme niivõrd vähe võimelised ära tarbima sealt õige minimaalsest kätte saama. Me saame
vanasti saime kätte mingisugune 10-12%, nüüd me saame kuskil 25 juures nüüd eriti ultramoodsate tehnoloogiatega, et see ülejäänud jääb sinna ikka maha. Lihtsalt küsimus on selles, et iga naftaliitri kätte saamiseks edasi peame me juba kulutama rohkem naftaliitrit, kui me sealt saame, mis muudab selle asja mõtet. No see ongi sama, et saab otsa, tulemus on ja et selles mõttes see otsa saamine võib-olla on eksitav, aga ühesõnaga see tähendab seda, et see energeetiline kasumlikkus muutub sedavõrd madalaks, et nii nagu sumerite puhul, eks ole, et kuni selle vilja kogus kogu aeg kasvas, mida sai kasvatada, seni sa said kogu aeg juurde võtta jälle järgmisi spetsialiseerumisastmega inimesi tekitada, lõpuks muutus see nii suureks, sul oli vaja mingid koordinaatorid sinna, olgu ta, ma tea, kuningas või pealik või mingisugune preester. Niipea, kui oleks hakanud nüüd seal seda sisendit vähemaks jääma, või mitte oleks, vaid seal tegelikult juhtuski see edaspidi. Kui hakkas, vilja ei suudetud enam kasvatada, muldade sooldumine ja nii edasi, blablabla, põhjus pole tähtis. Aga kui sa ei saanud enam kõiki neid ära toita, neid spetsialiseerunud inimesi, siis sa hakkasid tagasi kukkuma. Sa hakkasid tagasi kukkuma oma komplekssuse tasemelt, sa ei suutnud enam sellist süsteemi ülal hoida. Praegu miks meid saab olla 7,8 miljardit praegu, on ainult tänu sellele, et me oleme muutnud sedavõrd kompleksseks oma süsteemi, sedavõrd võimsaks, et me suudame, nii nagu Ardo siin hästi nimetas, minu meelest oli väga hea võrdlus, me suudame naftast porgandeid voolida. See on jumalast täpselt sõnastatud. Et tänu sellele me suudame seda rahvamassi ülal hoida praegu. Aga küsimus on see, et mis siis saab, kui meil ei ole seda sisendit? Aga mis siis saab? Et siis see tähendab seda, et ilmselt me läheme omavahel kaklema. Siis me istu siin rahulikult, vaid hakkame rebima seda kohvitassi teineteise käest ära. No ma sain aru, et kõige efektiivsem töö, ehk siis kõige efektiivsem töö on sõda. Tuli välja loogiliselt võttes jutust. See on nüüd, see on see lähenemine, et kui me räägime efektiivsuse tõusust ja kui me räägime sellest, et kogu see on üldprintsiibid, et kui kogu universumi töö, igasugune töö universumis või igasugune tegevus üldse, mis toimub, on võimalik ainult tänu sellele, et entroopia kasvab, siis kõige kiiremini entroopiat kasvatav tegevus tõepoolest on sõdimine. Sest see on kõige efektiivsemalt tehtud, kõige väiksemate kuludega paika pandud ja ta tekitab selle tsükli, et ehitad, lammutad, kõige kiiremini viib sihi poole, et selles mõttes küll. Ja see lahendab ka selle 6 miljardi probleemi. Jah, paraku jah. Ainult, et see kaos oleks siis kujuteldamatu ja tagajärg on see, et toimub siis see kontrollimatu ühiskonna lihtsustumine. Küsimus on siis, miks mina pakkusin välja seda lokaalsete kogukondade kaudu valmistumist, on see, et mitte sellest põrandast läbi kukkuda, et mitte kukkuda veel allapoole, kui me tegelikult pidama saaksime jääda selles kukkumises. Minul isiklikult tundub, et see kukkumine on sisuliselt vältimatu. Nii et võtame siis selle progressiusu teema kiirelt läbi, et progressiusk on see, mis meil täna on prevaleeriv niisugune arusaama asjadest. Aga me ei olegi muud näinud. Et me jõuame tehnoloogiliselt, siin oli, mul ei tule nimi meelde, Greer oli, Michael Greer. Kes tõi välja sellise versiooni, et me võiksime liikuda edasi nagu keskaegsed inimesed, aga kasutades kõrgemat tehnoloogiaid. Aga tehnoloogiad eeldavad ju metalle ja silikoni ja kõike seda. No paraku jah, see on see asi, mida filosoofias nimetas kategooria veaks, et pannakse kokku kaks asja, millel on täiesti teineteist välistavad eeldused. Nii et see stsenaarium ei tööta, siis järelikult töötab, et sina tõid välja selle, et kogukonnad... Minu pakkumise eeldus on see, et mina ei näe, et need ilusad stsenaariumid, millest räägitakse, oleksid võimeliselt tööle hakkama ilma, ütleme siis nii, ilma sellise Penti Linkola taolise tume, pruun, rohelise diktaatori võimuta.
kusjuures see ongi huvitav, et näiteks suures Rooma klubis ja ka ÜRO-s on juba toodud Hiina Rahvavabariiki eeskujuks oma selle... Kuidas? Hiina Rahvavabariiki on toodud eeskujuks oma selle organiseerituse poolest, ühesõnaga, et ei ole siin midagi nagu demokraatias, eks ole, kõik muudkui mõlisevad, aga seal öeldakse sulle, et mida sa pead tegema. Et seda juba võetakse eeskujuks, et nähakse, et tõenäoliselt selline heal järjel inimene, ta võib sul küll võib-olla vaimustuda prügi sorteerimist, aga tegelikult on see tühikäigul töö või tulevad sellised mingisugused rohepesu taolised lahendused. Aga mis tasemel diktaator siis, et kas ütleme Euroopa Liidu tasemel, föderaalriigi tasemel? Esialgne ÜRO nägemus on praegu selline, et ainukene võimalus hakkama saada selle, nagu nad ütlevad, selle rahvusriikide sellise egoistliku suhtumisega, pluss siis sellega, et suurfirmad suudavad sisuliselt dikteerida rahvusriikidele oma tingimusi, korrumpeerida neid valitsusi ja nii edasi, mida me näeme igal pool toimuvat. Ainuke võimalus on see, et rahvusriikide võim võetakse suures osas üle siis nii-öelda ülemaailmse valitsuse poolt, kelle mandaat siis on selle alusel saadud, et tema ütleb, kuidas inimkonda päästa ja kõik siis tegutsevad nagu selle mandaadi alusel. Ma ei usu, et see võiks läbi minna. Ei, seal hakkab mäss ja märatsemine. Ma arvan ka, et aga nüüd ikkagi siis... Ja tegelikult ei tahakski. Ma mõtlen isegi, et mina nagu ei näe sellest küll mingisugust väljapääsu. Sinu seisukoht on, et väljapääsu ei ole? Ei, minu seisukoht on see, et juhul, kui täitub see mustem stsenaarium, juhul, kui ei tule mingi, alati on võimalik, et tuleb mingi teuseks mašiin. Äkki me saame näiteks selle maa peal see väikese kogemata käima. Teuseks mahina, selle peaks nüüd lahti seletama, et see on siis Vana-Kreeka tragöödiatest pärit kui jumal masinast, et lahendus tuleb taevast ise kukku. Jah, just nimelt, et on väljapääsmatu olukord ja äkki tuleb lahendus kuskilt väljapoolt. Et kui sellist lahendust ei teki, siis ja ega siin mina oma arvamusi siin polegi palju, eks ma olen ka kokku lugenud ja võtnud need teistelt varastanud nii-öelda. Ei siin on hullu mööda viiteid, et see raamat viimane ilmus 2017, et kas see vahepeal on... Kui sa mõtled, et kas on midagi muutunud, siis ei ole oluliselt mitte midagi. Et ei ole seda jumalat ei ole kuskilt näha olnud. Aga jah, et põhimõte on selles, et kui asjad lähevad samamoodi edasi, siis tõenäoliselt see süsteemi lihtsustumine tuleb tõenäoliselt nendes aegruumi piirides, nagu Limits to Grow prognoosis seda. See tähendab seda, et see vahemikus 2030 kuni 2050 ja sellisel juhul oleks mõistlik tekitada olukord, kus meil oleks sellised kogukonnad, kes suudaksid vastu panna sellele, et küsimus ei ole enam milleski muus kui see resilience, ehk vastupanu võime sellele probleemile, mis tekib. Küsimus ei ole mitte probleemiga võitlemises, vaid küsimus on valmistada ennast rahulikult ette selleks, et kui see olukord tekib, siis sa saad sellega hakkama. Ma arvan, meil 1,3 miljonist elanikust Eestis, ma ei kujuta ette, kui suur osa näiteks inimesi on, kes saaksid hakkama näiteks lõkke süütamisega ilma... Lähim tikuvabrik vist on Lõuna-Rootsis vist. Et kui transport ära kaob, et kuidas pannakse lõkke põlema? Kui Rooma riik kokkus kokku, siis suurem osa nendest elanikest teadis, oskas, ma ei tea, tuld teha, oskas toitu kasvatada, oskas, ta vist, ma ei tea, mingist asjast endal näiteks jalanõud valmistada või riiet kududa. Meil ei ole ühtegi sellist baasteadmist. Meie puhul tuleb olukord palju hullem, aga Rooma kokkulangemisel see, mis juhtus Euroopas, 2/3 planeedi elanikkonnast läbi. Tookord siis Rooma riigi 2/3 elanikkonda vähenes. Selle käigus isegi mõned hinnangud on rohkem. See oli Rooma riigi kohta. See oli Rooma riik. 300 miljonit elas. Et see on päris karm tulemus. Aga nemad oskasid selles keskkonnas käituda. Meil ei ole mingisugust kogemust ilma kõrgtehnoloogiliste karkude ja maksimarketiteta, me ei saa hakkama, me ei tea, kuidas... Aga siis ma saan aru, sa tegeled sellega igapäevaselt, et mõelda seda lahenduse peale, et nüüd peale selle lokaalvalitsuse raamatu ilmumist,
et kus on nagu, kus me peame varjuma oma maakodudesse koos linnasugulastega, et kas meil on vahepeal, kas on mingeid arenguid sellises suunas ka, et noh, mingid, ma ei tea, rahvusvahelisemaid? Ei no tegelikult, kui sa vaatad neid initsiatiive ümber maakera kõikvõimalikes kohtades on ju päris palju ja mõned on sellised natukene võib-olla naiivsemad, seal on need transition towns, ülemineku linnad ja mõned on sellised päris konkreetsed. Ma vaatasin, meil on ka see transitioni liikumisega on ühinenud Tartu, Elav Tartu vist oli selle nimi ja ma vaatasin seda kodulehekülge ka, et seal on mehed, kes parandavad saapaid ja teised, kes jalgrattaid ja nii edasi, aga kas see toimib ka, et kas no ma arvan, et kõige olulisem on mingi psüühiline valmisolek isegi on minu meelest kõige olulisem kogu selle asja juures, et ega loota, et nüüd tänapäeva inimene nüüd suudaks, ma ei tea, viita metsa ja kõik saavad hakkama. Palju on selliseid ka, kes saavad hakkama, kes on ennast koolitanud selleks või ütleme, siin on Kaitseliidu inimesi, kellel on vastav koolitus või sõjaväes või kuskil on saanud selle või siis ongi mingid spetsprogrammid, aga põhimõte, millest põhimõte selles, et sa ei pea selleks olema mingi metslane selleks, et omandada need teadmised, mida sul võib vaja minna siis, kui midagi peaks juhtuma. Et see ei ole nagu selles mõttes selline nagu saatuse manamine, et me peame kindlasti seda tegema. Et mina loodan ka ikkagi, et see Deus Ex Machine tuleb kuskilt. Ma väga loodan, kõigest hingest loodan, aga samal ajal ei tee paha natukene ennast ette valmistada. Ja siin on see vastuolu selle kahe asja vahel, et üks on see, et mis on inglise keeles, et best first eesti keeles, et parim enne, ehk siis ma haaran kõige lähima vaja kättesaadava energia järele kõige väiksema kuluga. Aga nüüd teine pool asjal on see, et me peame nagu seda praegu, kui meil veel on see energia olemas, inimesed peaksid hakkama teistmoodi käituma ja mõtlema, kui tänane elu õues nõuab. Et kuidas sa näed ilma sunnivahenditeta selle nagu juurutamist, et kas läbi hariduse või läbi... Keegi ei näe seda, sest see on sisuliselt on see religioosne või selline usu küsimus. Ja kuidas see religiooni, ma ei saanudki aru lugedes neid raamatuid, et seal oli ainult korra oli maausust juttu, aga rohkem nagu eriti olnud. No jutt oli selles, et seal, et tõenäoliselt inimestel on vaja mingisugust sellist, inimesed peavad millessegi uskuma, Me oleme siiamaale uskunud paremasse tulevikku. Me praegu näeme mida? Me näeme seda, et meil selle lääneliku demokraatia alustalad lagunevad. Meie senine maailmakorraldus ja maailmapilt on rajanud millel? On selline heas mõttes selline väikekodanlik keskklass, kelle eluideaal on olnud juba üle 100 aasta see, et minu lapsed peavad elama paremini, kui elasin mina. Nüüd, kui see ebavõrdsuse suurenedes, majanduse stagneerudes ja nende olukordade teravnedes on tekkinud selline olukord, kus keskklass kogu aeg siin osas, maailma osas ka ahaneb. Ja küll, Hiinas ta kasvab siiamaale veel, aga meil on ta hakanud kahanema ja tulemus on mis? See varasem selline tsentraalne, ütleme, mõõdukas poliitika on asendunud sellega, et ei ole enam seda platsdarmi, kus vasak ja parem äärmus, mille peal nad saavad rääkida või kes hoiaks neid laseks neil küll mõliseda, eks ole, aga hoiaks nad samal ajal vaos, et hääled oleks kõik arvamused oleks esindatud, aga ikkagi see keskklass oleks kõige suurem. Nüüd on hakanud see keskklass ära langema ja tulemus on mis? Vasak ja parem äärmus saavad kokku, seda alust enam ei ole ja nüüd järgneb see, et sa oled loll, ei, hoopis sina oled loll. Mingisugust arutelu, mingisugust kommunikeerimist sisuliselt enam ei ole. Me näeme seda mitte aga me näeme seda internetis. Me näeme seda igal pool. Me näeme igal pool seda. Ei, aga see internetis see diskussioon siiski kasvab, et on tekkinud sellised asjad nagu, üks neist on intellectual dark web, kus teatud seltskond
tarku inimesi, käib üks seal külas samamoodi nagu meie siin praegu räägime ja hoiavad seda diskussiooni üleval ja mõte ongi selles, et äärmused hoida diskussioonis, sest vastasel juhul on kas türannia või siis mingi hullem asi, et see diskussioon ongi ainus võimalus. Mina saan nii aru praegu. Et see, et me räägime ja siis võib-olla keegi kuulab ja kellelgi tekib mõte ja siis ta hakkab midagi tegema ja aga jutt oli sellest, et miks see usk peaks olema. et selline sisuliselt kõige parem vahend ongi inimesel alati selline, seda on inet öelda, aga see pime usk ongi kõige parem. Ideaalne Nõukogude Liidu kodanik oli see, kes pimedalt uskus sellesse, et kommunism ongi kõige parem, oligi see nii-öelda eeskujulik Nõukogude inimene, tema täitis seda rolli, mida oligi vaja täita. Praegu on ideaalne inimene minu meelest see, kes usub, et me ütleme ühiskondlikule korrale, kes usub, et ikkagi see progress on endiselt võimalik, et tema saab teha teatud asju selleks, et see püsiks, et kui ta aitab kaasa, aga see, mida mina arvan, on see, et tegelikult tuleks nagu see pime usk kõrvale lükata ja samal ajal, kui tegutseda endiselt selle nimel, et et loodetavasti kõik on edaspidi parem, samal ajal valmistada ette ka selleks, et kui äkki juhtub, et läheb hullemaks. See ei ole mitte siis mingisugune maailma lõpu ootus. Samal ajal teed seda? No väga lihtsalt näiteks kolid elama maale, vaatad endale koha, kus sa saad näiteks nii-öelda ise oma katelt kütta oma tehtud kütusega, kus sul põllumaal kasvavad sellised asjad, mis meie kliimas või oletatavalt natukene väga muutuvas kliimas vastu peavad. Mul muideks Kreeka pähkel andis esimest korda saaki sel sügisel. Ja nii edasi, et sa ei lülita ennast välja sellest praegusest võrgustikust, sa ei lõika ennast tsivilisatsioonist välja otseselt, aga sa oled valmis ka selleks, kui midagi peaks juhtuma. Ja see annab võimaluse, milleks? See annab võimaluse selleks, et meiega juhtu nii, nagu Rooma riigiga juhtus. Nemad kukkusid oma sellest võimaluste põrandast läbi. See komplekssus kukkus madalamale, kui tegelikult see keskkond võimaldas. Kasv käis, eks ole, kasvuperiood on lihtne, kasv käis niimoodi, et vallutused olid. Just nimelt, jah. Võeti ära Makedoonia kuningriik, sisuliselt, mis juhtus, kulla hind langes 3 korda, aga mis see kuld on? Sisendenergia tegelikult, kulla vastu sa said vahetada mida? Vilja, sa said osta tööjõudu, orje, sõjaväe, sõjaväe jaoks vaja minevaid asju ja said edasi vallutada. Ja millal see edulugu lõppes, siis kui põhjas jõudis Adrianuse vallini asi, šotlaste seelikuid polnud kellelgi vaja, polnud edasi minna mõtet, lõunas olid Sahara kõrbeni, see Põhja-Aafrika viljakas osa oli käes, idas jõudsid Mesopotaamia aladele praktiliselt ja tekkis olukord, kus kuigi edasi võib-olla oleks midagi ka vallutada olnud, aga kui praktiliselt mõelda, laod seal siis, ma ei tea, mingid viljad näiteks käru peale, hakkada ärjaga minema siis Rooma poole ja siis see pagana ärk sööb ju tee peal ära kogu selle korv. No ja need teed, mis kõik Rooma viisid, olid jube pikad. Just. Ja siis äkki, mis selgus, et tegelikult Rooma ei ole mitte midagi enamat kui tavaline agraarriik ja sa ei suuda kogu seda kokkuröövitud varanduste najal üles ehitada infrastruktuuri, värske vesi igas majas, eks ole, järgmine selline moment, vesi ja kanalisatsioon, järgmine sekka moment oli 1924 Pariis Euroopas. Vahepealne aeg oli mitte midagi taolist. Ühesõnaga see infrastruktuur, mille nad üles ehitasid, teedevõrgud, kõik sadamad, tuletornid, mis osa siiamaale veel kestavad, see kõik oli sedavõrd võimas, see nõudis kõik sellist energiasisendit selle ülalhoidmiseks, et peedi ja porgandi kasvatajad oma maksudest ei saanud seda ülalhoida. Nii et 1500 aastat läks aega, et saada samasugusel et enam-vähem samale tasemele saada, kuigi tehnilised vahendid olid teised, aga põhimõte oli sama. Ikkagi värske vesi tuli sulle maiu, eks ole. Ja see kokkukukkumine käis just selle pärast, et enam polnud seda sisendit. Ja mida see tähendas? Struktuurid hakkasid lagunema, seda sama sõjaväge, kuidas sa hoiad üleval. Alguses esimene asi, mis tehti, oligi täpselt sama, mida meie praegu teeme. Raha nii-öelda juurdetrükk.
võeti see dinaar, eks ole, mis oli alguses 94% hõbe ja mingisuguse mõnekümne aastaga sai sellest münt, milles oli 0,004% hõbedat. Aga vastavalt siis tõusid ka kaupade hinnad, et see lõpuks ei viinud mitte kuskile. Meie praegu naudime seda vahepealset hetke nagu Rooma riik esimeste selliste nii-öelda valerahade tegemisel. Ma rekendasin välja, et see üks trahm Aleksander Suure ajal, mis sõjaväelane sai, palgasõdur palka sai võrdus hõbeda hinnad tänase hõbeda hinnaga, kui üks ühele siis €1. Jah. Et selline... No jah, aga see näitab ka seda, et kuivõrd maalähedaselt elati, aga võib-olla sa mäletad ju rubla aega. Ikka väga hästi mäletan rubla aega. Aga oled sa kunagi mõelnud, mida see tähendas? Missugune see vahe on? et tegelikult me elasime ka ikka lihtsalt pool muidu ja kui sa veel tagasi hakkad vaatama viimase mingi 100 aasta jooksul, ütleme 120 aasta jooksul, sisuliselt on võib öelda, et iga 10 aasta tagant on vähemalt 10 korda kukkunud raha väärtus. No ja, aga nüüd, kui me oleme nagu mitu põlvkonda on ladestunud meisse seda nii-öelda geneetilist harjumust, ma ütlen täiesti segase väljendi praegu, et elu on lill, et kuidas sa ikkagi reaalselt, ma tahaks ikka seda teada, et kuidas enne seda kollapsit inimestele selgeks teha, et tuleb käituma hakata vastavalt sellele, et reaalselt tuleb see kollaps. Et sa ütlesid, et Deus Ex Machina, et sa ikka ootad ka seda, et... Ma loodan. No aga me ei saa ju selle peale... Ei, muidugi ei saa, aga selle pärast ongi, need nüüd ongi need väljundid. Sisuliselt on sul 2 võimalust. Sa kas valmistad ennast ette selleks, et võib edaspidi nagu kehvemini minna, ja see on see rida näiteks, mida me proovime seal maakogu kaudu teha, või teine võimalus on see, mida teebki praegu Ühindrahvaste Organisatsioon ja Euroopa Liit. Aga võib-olla see maakogu olekski üks teema, mida võiks, et selle arvuti saab panna nüüd niimoodi, et seda näevad kodanikud, et äkki sa oskad seda kommenteerida, palun? Mis see, või ei ole vist mõtet seda ekraani peal hakatagi panema, see on maakogu.ee, et mis selle eesmärgid ja kuidas ja mis sellega on? Algne mõte oli see, et me näeme selle sama keskklassi kahanemise tõttu, me näeme sisuliselt kogu aeg seda, et on mingisugune ma ei tea, kas see tuleb nüüd, ma arvan, et see on igal pool maailmas sama, see inimeste kvaliteet, eks ole, et selle kallal nurisema hakata oleks patt, aga põhimõtteliselt me näeme seda, et me anname valimistel mingisuguseid lubadusi inimestele ja siis valijad pettuvad jälle oma valitutes või väga suur hulk neist pettub. Siis tuleb mingisugune protestipartei, kes saab valituks tänu sellele, et tundub, et nad teevad õiget asja. Ja kui nad jõuavad siis sinna mäe peale, siis selgub, et nad ei suuda seal ikkagi midagi ära teha, aga need, kes teda valisid, on jälle pettunud selles, et nad ei suutnud ära teha, siis tuleb uus. Ja milles mõte oli selles, et võib-olla siis lõpetada nagu see mõttetu peaga vastu seina jooksmine ja katsuda need kogukonnad, kes tahavad oma asju ajada, katsuda nad organiseerida sellisel moel, et nad ei ootaks seda head saari andamit, vaid nad hakkaks alt ülespoole koopereeruma. Ütleme niimoodi, et piltlikult võiks öelda niimoodi, et meil on ja palju lihtsam muidugi kirjeldada olukorda maal, eks ole, linnas on raske seda. Seal on vist üks oluline aspekt, et see ei sihi mitte võimu poole, vaid tagasi sidestusele eesmärk. Ütleme nii, jah, aga põhimõte milles? Põhimõte selles, et kui inimesed näiteks oletame, et tegemist on mingi maakohaga, mingi alev või... See oli kihelkonna... Sinna maale jõuame, aga et inimesed valivad endale, ma ei tea, alevi vanema või linnaosa vanema või külavanema. Nüüd ühe kihelkonna külavanemad või alevi vanemid, või kes nad on, tulevad nüüd kokku ja valivad, kuna meil on, vallad on meil segi paisatud, eks ole, valivad näiteks oma kihelkonna, mis on kultuuriliselt ainukene veel siiamaale määratletav piirkond meil, valivad oma
kihelkonna esindaja ja siis need kihelkondade esindajad valivad ka oma maakondade esindajad, aga et need kihelkondade esindajad siis üle Eesti nii palju, kui neid on, tulevad kokku ja saavad teineteist toetada nendes probleemides, mis neil on, saavad kõigepealt kogemusi saavad vahetada, teiseks nad saavad nii-öelda seda Vox Populi, Vox Dei häält natuke teha, iseasi, palju sellega arvestatakse, see on teine asi, aga kõige olulisem, et nad saavad omavahel kogemusi vahetada ja nad saavad oma elu natukenegi sättida just selle sama solidaarsuse baasil. Sa võid ignoreerida ju mingit valijate gruppi, aga jube raske on ignoreerida suurt rahvamassi, kes on nagu organiseerunud. Praegu ma ei saa öelda, et see varsti saab 2 aastat täis nüüd sellest, kui esmakordselt kokku sai see maakogu. Maakogu kujutabki endast siis erinevate kihelkondade esindajaid. Tähendab siis sinna maakogusse on valitud igast kihelkonnast. Usaldusisikud nii-öelda ja siis tingimus on see, et nad võivad olla küll ka mingisuguse partei liikmed näiteks, aga nad ei tohi olla mingisugusel sellisel positsioonil kuskil parteis või nad ei tohi olla mingil positsioonil kuskil valitsuses või kuskil mujal sellises kohas. Et siin oleks siis see võimalus nagu kõigepealt oma seda nägemust kas või kontrollida näiteks, mismoodi asjadest aru saad. Teiseks tõesti anda tagasisidet, et kui ikka terve maakonna inimesed, mingil moel organiseerunud inimesed sulle annavad märku mingisugusest probleemist, raske oleks seda ignoreerida. Aga kuidas see kohalike omavalitsuste ametnikega läbisaamine on? Ideaalis võikski see niimoodi välja näha, nagu näiteks meil Saaremaal on praegu kujunenud välja niimoodi, et meil on hästi palju külavanemaid, suhteliselt palju Eestiga võrreldes, keskmisega võrreldes, külavanemaid valitud. Külavanemad ja siis need nii-öelda osavallakogud, kuna vallad kaotati ära, siis on sellised osavallad. Et osavallakogud saavad teha selliselt koostööd, et siis sisuliselt iga inimese hääl jõuab läbi selle osavallakogu, jõuab sinna suurvalda. Kus juures siis eeldus on veel see, et see hääl on tõesti selline, kuidas öelda, kaalutud. Selles mõttes kaalutud, et ei teki mingid selliseid otsustamisi, et kus on 51% ja 49%. Konsensusliks pigem. Jah, pigem lähemal konsensusel, et seal on kirja pandud meil, et on vähemalt 70% peab olema otsuse poolt. Sest päris lõputult 100% peale minna oleks keeruline, aga see on selge, et mingi sellised hääletamised nagu 49-51, need tekitavad alati ainult lõhestavad ühiskondi, nad ei liida. Selge, meil on nüüd kihelkonnad, kus on siis leitud see konsensuslähedane 2/3 on nii valivad inimese sinna. Nüüd ja siis teil oli seal nõuandev kogu, kus on siis teadlased, spetsialistid ja mis on täiesti neutraalne ja sõltumatu. Ja kes on nõus oma nõu andma, kui seda küsitakse, aga ega see ei ole praegu lihtne. Me oleme ikkagi harjunud sellega, et see kogu see meie komplekssüsteem töötab selliselt, et me valime endale selle hierarhia juhi või selle hea tsaari nii-öelda ja ootame, et tema siis või keegi sealt ülevalt poolt ütleb. Sa räägid praegu peaministrist? Ma räägin praegu põhimõttelisest printsiibist. Okay. Et me ootame, et keegi ütleks meile, mida teha. Et see altpoolt tulev initsiatiiv on ikkagi selline tagasihoidlik, sest keegi ei usu, et hästi, et kui ma tahan midagi teha või meie tahame või meie küla tahab, et me saamegi seda teha. Et kui sellest seinast veel läbi murda saaks, siis võiks asjad palju paremini areneda. Aga mis see annab? See annab jube hea eelduse selleks, et inimesed saaksid ise hakkama. Et sa ei oota tõesti seda, et keegi tuleb ja teeb sinu eest kõik ära. Ja praegu võiks öelda niimoodi, et kuulge, aga miks riik ei valmista meid ette kõik võimalikeks kriisideks? Saab öelda, et näed, juba on hakanud viimase 2-3 aasta jooksul on hakanud ilmuma juba kriisiplaanid ja nii edasi. Ja juba kavatsetakse isegi suurtes asulates seda teha, aga tegelikult siiamaale lahendusi probleemidele, sellistele suurtele probleemidele linlaste jaoks sisuliselt ei ole. Siit saaks tulla maalt jälle initsiatiiv, et kuidas see organiseerumine võiks käia. Nagu kõigi kriiside ajal inimesed on liikunud ju maale, siiamaale.
neid on maal palju vähem ruumi, aga tüüpiline linna, Tartu on üks väheseid näiteks, kellel on evakueerimisplaan. Mis juhtub, kui elektrikatkestus on näiteks Anne linnas, mida see tähendab elektrikatkestus? See tähendab seda, et sa ei saa süüa teha, sa ei saa vetsus vett peale tõmmata, sul ei tööta keskkütte, sul ei tööta mitte miski, kui see juhtub talvel. Ei no nädalaga on lahendus on, praegune lahendus on see, et inimesed kogutakse kokku ja jaotatakse koolide võimlatesse, mis ütleme ausalt, see ei ole lahendus. Vist mitte. No, aga nüüd, kui näiteks oleks võimalik iga inimene näiteks ka kuskil seal, kus inimesed ise on harjunud endale seda ressurssi hankima, teavad ja lepivad kokku, et võt näiteks minu juurde tuleb nii palju inimesi, ma ei tea, mu vend, ema, poeg. No paneelmaju on palju ja rahvast on loomulikult on palju. Aga see oleks parim variant, et ära hoida seda, et ei tekiks rüüstamisi, sest et ta nimi võib olla tõesti Ivan või Jaan, aga kui sa näed oma naist ja last 4. päeva nälgimas, siis tavaliselt lähed endast välja, sa hakkad, nagu araablased ütlevad, et kõige hirmsam inimene, kõige hirmsam vaenlane on see, kellel ei ole midagi kaotada. Ja tal ei ole tõesti midagi kaotada. Siis ta muutub väga koledaks vaenlaseks. Et selliseid olukordi võimalikult vähem oleks. Aga kas mõnes maakohas on juba selline konstruktsioon loodud või selline mudel, et kus on arst, siis ütleme mingisugune strateeg, mingisugune juhi omadustega tegelane, kes siis koordineerib, et kas selliseid struktuure on juba, kuidas nende peale näiteks meie julgeolek vaatab, et mis nad arvavad sellest? Nõukogude ajal oli rakuke 3 inimest pandi vangi. Et kuidas täna on? Õnneks tänapäeval, vähemalt siiamaale küll ei ole keegi nendest, kes on juba organiseerunud, ei ole tulnud mingit survet. Aga on organiseerunud siis? On. Ja mismoodi see reaalselt? No see näeb välja nii, et iga selline piirkond, ta võib olla üks küla näiteks, ta võib olla mingisugune looduslikult jaotatud piirkond, ta tuleb kokku ja lepib kokku, mis hakatakse tegema, näiteks kelle poole tuleb pöörduda, kelle poole me saame pöörduda, kui oletame, et kiirabi enam ei tule, aga näiteks last, ma ei tea, ammustas näiteks rästik, ja oletame, et laps on allergiline, eks ole, kelle poole ta pöördub, mida ta teeb, kuhu ta jookseb, kuhu poole, ja nii edasi, kõik sellised asjad. Sa väidad, et on olemas sellised asjad Eestis. Ja nüüd kuidas see seltskond, need on nüüd maal, et kuidas nad peaksid linna, ütleme, võtame Mustamäe näiteks, et kuidas nad peaksid neile siis nüüd seda hakkama õpetama? Ega sa vägisi midagi teha ei saa. Küsimus on lihtsalt selles, et nad saavad ära jaotada nad saavad ette valmistada selleks, et nad teavad, kui palju võib nende juurde inimesi tulla, aga seal on loomulikult piir, sa ei saa lõputult lasta. Ja, aga nüüd me jõuame selleni, et sealt peab olema kuhugile edasi minna, et kui nüüd ei paistagi lõppu sellel asjal, siis kui kaua see reaalselt su arvates peaks vastu pidama selline süsteem? Et need 200 000 rändavad ema lastega, kellel maakodu ei ole ja teiste juurde enam ei mahu ja mismoodi see nagu... No võt, kui kaugele sa lähed jala? Ma ei tea. Oleme olukorrast. Väga kaugele ilmselt ei lähe. Oleneb sellest ilmastikust ka, aga kui sul ei ole süüa, kui sul ei ole sooja, et ega see teekond väga pikk ei saa olema. Me läheme praegu väga sünged aga see on vaja ära rääkida, sellepärast, et see on siin raamatus kirjas. Ja see on seal kirjas just selle mõttega, et meil on võimalik organiseeruda, on võimalik valmistada ennast ette nendel, kes tahavad. Aga loomulikult see ei ole see, mis lõpuks hakkab tulema, ei ole ilus. Ja selge on see, et lõpuks toimub ikkagi see nii-öelda looduslik valik, eks ole. Ja need, kes on valmistunud, kes on adapteerunud, nad suurem osa saab hakkama, kes ei ole adapteerunud, nad langevad välja sellest mängust. Aga on võimalik vähemalt mingigi tase säilitada, sest vastasel juhul kukub kõik kokku. No meie saatel tekib mõte sellest hetkest, kui meil on välja pakkuda, minul ei ole, sinul, et mida teha? No ikkagi ma ikka pressiks seda. Vastus ongi,
kaks võimalust on, kas valmistada ennast ette teadlikult selleks, et võib tulla selline olukord lähiajal, lähima 20 aasta jooksul, kus see meie komplekssüsteem ei toimi enam ja hakkab langema mingi madalama komplekssuse tasemele. See on siis tööstustsivilisatsioon eelne, nafta eelne? Noh, näiteks. 150 aasta tagune? Näiteks. Või teine võimalus mõelda siis sellel moel, et see initsiatiiv, mis tuleb ÜRO või Euroopa Liidu poolt, et see on realiseeritav ja toimida siis täiesti just selle kasuks. Need kaks võimalust on, ega rohkem võimalusi polegi. Ja see ÜRO poolne on progress? No see on see sama, millest täna siis oli see arutelu, see uus roheline nii-öelda kokkuleppe. Kujutlus, et selle kaudu on võimalik saavutada see. No see on rahatrükk ikkagi suures plaanis. No see on sisuliselt, ega Strandberg pani ju selle tegelikult suhteliselt ilusti paika. Sisuliselt ongi see sama muster. See ongi see sama muster. Aga noh, kuni sa saad raha trükkida, kuni inimesed usaldavad no, ta raha. pani ka selle paika, et kui inimestele maalida, ütleme selline must stsenaarium ja see väga veenvalt esitada, siis nad hakkavadki selle järgi elama. Jaa. Ja see välistab selle teise võimaluse, et äkki tuleb teuseks mahina. Et siin ma näen seda vastuolu, kus on motiveerida inimesi täna näiteks, ma peaksin oma 14-aastasele pojale hakkama õpetama, kuidas ilma tikkudeta tuld teha. Ta ütleb mulle, kuule, ma tahan tõuksima minna, et mul ei ole aega seda praegu õppida, teeme seda homme. Et seda veenvalt, noh, kuidas seda nagu, sellest peaks mingi lugu, mingisugune kui sa oma 14-aastast poega ikka piisavalt armastad, siis sa leiad meetodi, kuidas talle ikkagi need asjad selgeks teha niimoodi, et sa ei pea teda nagu ehmatama oimetuks. Aga seda ma püüangi praegu niimoodi jõuda sinna, et kuidas hakata sellega pihta juba homme? Ega muid variante ei ole. Siin ütleme selles osas, mis puutub valmistumisse komplekssuse langemiseks, siin ei saa poliitikud ega riik meile appi tulla. Miks? Sellepärast, et ükski poliitik ei osutu valituks, kui ta tuleb järgmistel valimistel loosungiga, et valige mind, ma garanteerin, et teie elatustase langeb 3 korda. See on lootusetu, ta ei osutu valituks. Nii. Järelikult selleks valmistumine saab tulla ainult altpoolt, rohujuure tasandilt. Järelikult inimesed ise, noh, see nüüd, millest oli juttu selle maakogu puhul, see on nüüd sellise vähima organiseerumise põhimõte, mida saab teha ja mida on muidugi maal äärmiselt mugav teha, mugav selles mõttes, et, et seal on mingid eeldused selleks, seal on mingi kogukonna tunne, inimesed tunnevad teineteist. Linnas on palju raskem seda teha, aga ka linnas, näiteks Kalamajas, eks ole, me teame, et on mingid kogukonnad ja nii edasi, siin mõnel pool veel. No siin tegeldakse veganlusega. No okei, jaa, selles mõttes on ta teine asi, aga neil kogukondadel on eeldused sellega tegelema hakata, kui nad tahavad. Aga põhimõtteliselt me ei saa oodata ülevalt poolt seda tulekut. Nii et meil on 2 varianti. Me kas usume kindlalt, et see teuseks mašiin tuleb ja see on see, mida meile pakub praegu ÜRO Euroopa Liit. Või siis me tegutseme selleks, et vabandust, mitte 2 varianti, meil on isegi 3 varianti. Esiteks uskuda seda, et kõik läheb hästi ja me saame hakkama sellega ÜRO ja Euroopa Liidu programmide kohaselt. Teine võimalus on see, et me ei usu seda ja valmistume siis selleks, et asjad võivad halvasti minna, aga 3. võimalus on, et me usume seda, aga me valmistame endale tagalat ikkagi. Ja minu meelest see on kõige positiivsem programm. No aga siin tuleb, kes seda ütles, see tsitaat on Schrödingerit, et õigemini 3, et kapitalism on see, kui ma arvan, et me võidame selle mängu, sotsialism on see, et me mängime viiki ja müstitsism on see, et me saame sealt välja astuda. Et hoopis sellised variandid. See on see energia jäävuse seaduste kirjeldus selleks, et nagu neid populaarteaduslikult seletada. Aga see on selle sama jutu, mida me nüüd oleme rääkinud ju kvintessents, et see mäng, millest me räägime, on see, sina taandad selle termodünaamika seadustele, et kui peale ei tule, siis tuleb kollaps.
et noh, et ja tema ütleb seda, et noh, et see on... Et mängust välja astuda ei saa. Mängust välja astuda ei saa. No võt, mängust välja astuda tõepoolest ei saa, aga mida me saame teha? Me saame ise panna paika mängureeglid hetkeks, kui meile enam ülevalt poolt mängureeglid peale ei suruta. Seda me saame teha. Me ei astu mängust välja, vaid me tekitame olukorra, et kui ülevalt poolt dikteeritavad mängureeglid kaovad äkki ära, siis meil on olemas mängureeglite võrgustik, mille järgi me hakkame toimima. Ja me ei lähe mängust välja, vaid me jääme mängu. See ongi tegelikult siht, ongi mängu jääda. Ma ei tea, kas ma sain sulle? Ei, tähendab, see eeldab ikkagi väga sellist, ütleme, võrgustiku põhist, no sellest ongi jutt. Horisontaalset, aga aga ta ei pea lõput tulema, ta ei pea üle riigiline. Piisab sellest, kui sinu küla teab, naaberküla teab või sinu kvartal teab, naaberkvartal teab, mis teha ühel või teisel juhul ja nad toimivad kooskõlastatult. No juba on nii, et naaberkülas on kapsas, aga meie külas on peet, et juba on vaja need asjad kokku leppida. Kas või nii, või naaberkülas on arst ja meil on näiteks mingi mees, kes oskab kalavõrku näiteks punuda. Nii, aga siin nüüd tulevadki need piirid, et kuidas, ma tahaks ikkagi saada selliseid hästi konkreetseid juhiseid, et mul on ka Saaremaal suvekodu ja et meil on selline hajaküla ja enamus, kes seal elavad, on suvitajad. Et nüüd, mis me nüüd siis teeme? Et kõik elavad linnas. Nüüd tõmmatakse juhe välja, mis meist peaksime minema kõik Saaremaale ja mida tegema siis hakkama. Teil oleks vaja teada kõigepealt, kes sinna siis tulevad, kui juhe välja tõmmatakse. Siis teil on vaja kokku leppida nende inimeste vahel, kes mida oskab teha ja kes mida on nõus tegema ja kes mida tahab teha ja kui vaja, siis ka kes mida sunnitakse tegema. Oletame näiteks, et ei ole näiteks meil selles ümbruses inimest, kes oleks arstiharidusega. Siis me võtame ühe ohvri, valime välja, kes on sunnitud endale selgeks tegema, vähemalt esmaabi kõige olulisemad võtted, varuma mingisugused. Aga tema tahab palka saada? Ei. Kuidas sa motiveerid? Ei, seda ei saa olla, saad aru. See ongi nüüd see vastastikuse ellujäämise küsimus, et sa suudad seda komplekssust hoida. Et sina kasvatad kartulit, aga tema tõmbab sul hamba välja, kui vaja on. Aga kas see on kohusetunne või on see vastutustunne? Mina arvan, et see on lihtsalt ellujäämise instinkt, kui sa seda rakendad. Ja loomulikult ei pruugi kõik inimesed sellega kaasa tulla ja seda polegi vaja. Aga põhimõte on ikka sama nii, nagu vanasti nendes kogukondades oli, et kes kogukonnaga ei mängi, sellega mängi ka kogukond ja ongi. No aga jällegi nüüd me jõuame selleni, et best first, et alles 2011 umbes oli see, kui üle poole inimestest planeedil elab nüüd linnades. Ja. Nüüd me tahame selle siis tagurpidi pöörata. Ei, me ei pööra ju midagi tagurpidi. See, millest ma räägin, on see, et me valmistame ette tagala endale. Me ei pööra midagi pahumpidi, vaid valmistame. See maakogu initsiatiiv lähtub sellest, et me ei pööra midagi tagurpidi, et me ei püstita viisi tagasi puu otsa, vaid me valmistame ennast ette selliselt, et me saame hakkama ka siis, kui midagi juhtub. Ja ongi kõik. Siin ei tasu nagu tekitada endale illusiooni, et kuskilt keegi tuleb ja annab sulle täpselt reeglid, kuidas seda asja teha. Need asjad tuleb ise koha peal leiutada ja seda saavad teha need inimesed, kellel on huvi selle vastu. Ei saa vägisi kedagi sundida selleks. No ja kuidas, sa puutud sellega kokku, nüüd kuidas seal maakogu raames kihelkondades, et kui suur see huvi siis on? No, väga erinev, äärmiselt erinev. Mõnes kohas ei toimu mitte midagi, mõnes kohas on inimestel juba külade kaupa näiteks plaanid tehtud ja on mõned kohad, kus on tõesti ei saa öelda, et neid oleks palju, aga mõnes kohtas on tõesti inimesed täielikult läbi mõelnud kõik stsenaariumid, isegi kaitsestrateegiad ja maastiku ärakasutamine, absoluutselt kõik, kui palju inimesi tuleb. Kui palju selliseid kohti on? Vähe, aga on, neid on. Aga kuidas nemad saavad seda informatsiooni jagada? Või kas nad üldse tahavad seda jagada? Sa mõtled, et kas nad peaksid kirjeldama oma neid õpetama teisi või inspireerima või kuidas see informatsioon... No, ma olen kindel, et enamus linnarahvast ei ole kuulnudki. Ei loomulikult, aga näiteks ütleme mingid
meil on valitsuse poolt praegu selline kriisikava on koostatud, see on väga suur samm, väga kõva samm edasi, aga näiteks selle alusel siis saab iga sükene asula koostada oma kriisikava, kus on juba konkreetselt selge, et põhimõte, et iga üksik inimene teab täpselt, mida peab tegema sel juhul, mida sel juhul, kuhu, kellega rääkida sel juhul, kui midagi sellist juhtub ja nii edasi, nii edasi. Ja selline kava, selle asula näiteks, ma arvan, et see asula ei ole kade, et ta laseb kellelgi teisel vaadata, näiteks milline meie kava on, et sealt natukene võib-olla malli võtta mõtetes, aga selge on see, et sa ei saa seda kopeerida, sest igal pool on erinevad tingimused. Aga kuidas need inimesed saaksid omavahel kontakti näiteks? Maakogu kaudu. Lähevad maakogu.ee kodulehele. Ja saavad kontakti, kui nad on huvitatud sellistest asjadest, ma arvan, et nad saavad. No see on juba plaan, et inimesed, kes meid kuulevad praegu... Kõik lähevad sinna kodulehele. Lähevad sinna kodulehele, registreerivad siis seal enda küla nii-öelda või siis valivad külavanema, kes läheb kodulehele ja registreerib või kuidas see tehniliselt välja näeb? Põhimõtteliselt kõige ideaalsem variant oleks, et valivadki oma küladest, need omakorda, ega kõik külad ei pea selle pärast olema. On need, kellel on initsiatiiv ja nemad valivad oma kihelkonnale esindaja ja kihelkonna esindaja ongi selle süsteemi osa sel juhul. Ja siis pikem eesmärk on see, et ootame, mis Euroopas saab. Ei, pikem eesmärk ei ole üldsegi mitte see. Pikem eesmärk tegelikult on koostöö kõige tavalisemates igapäevastes asjades. Kas või näiteks see, kuidas on organiseeritud, näiteks maal on väga oluline, et kuidas näiteks bussiliinid on organiseeritud või näiteks prügivedu. Ja kui sul on mingisugused marsruudid seal, nagu meil näiteks seal, ükski autobussiliin ega ükski prügiveoliin ei saa toimuda ilma selleta, et ta läbiks 2 või isegi 3 kõrvuti asuvat kihelkonda. Ja nendel kihelkondadel on väga hea omavahel kokku leppida selles, kas või milliseid teid näiteks kõigepealt oleks vaja hooldada või kuidas organiseerida oleks õigem, et ühiselt pilt ette saada sellest. Ja et selle rohepesu võimalusi jääks vähemaks. Võib-olla räägi see rohepesu lahti kaasa. No see on see, et ilusa sellise loodust säästva loosungi all tekitada lisaraha. Ja ideaalis siis panna sinna veel mingisugune selline... Euroopa Liidu projektid igasugused ja kõik see värk. No lihtsalt võib tuua näiteks ühe näite, mis meil on nagu aktuaalne praegu, millest on palju sahmimist tekkinud. Prügiveo korraldus. Et varem oli siis niimoodi, et olid mingisugused suured kastid, siis, kus siis inimesed viisid oma prahi ja seda tühjendati tellimise peale. Nüüd on loodud uued sellised eeskirjad, mis tähendab seda, et enam ei saa ühiseid kaste olla, sellepärast, et nüüd on vaja hakata sorteerima. Ja see omakorda tähendab mida? See tähendab seda, et 8-tonnine prügiauto sõidab tohutud vahemaid maha mööda mingid külavaheteid, mida on pärast vaja korrastama hakata. Reostab õhku, reostab kõike ja lõpuks see kõik toob tegelikult kasumit mingisugusele suunale, mingile ettevõttele või seda mille asemel tegelikult see varasem variant oli parem. Rohepesu on selline tegevus, mida esitatakse keskkonnale kasulikuna ja mida isegi võib-olla need inimesed mõtlevad keskkonnale kasulikuna, aga mis tegelikkuses toodab kellelegi kasumit ja samal ajal veel vastupidi, halvemal juhul ta tekitab veel suuremat reostust, veel suuremat lõhkumist keskkonnale, veel raskemaid tingimusi inimestele. Ja asjatuid, põhjendamatuid selliseid väljaminekuid ja muid selliseid probleeme. Et seda ma nimetaksin rohepesuks. Et ilusa loosungi all teha täpselt vastupidist asja. Sisuliselt võib nimetada näiteks rohepesuks ka selliseid lähenemisi statistikale, ütleme nagu meil on praegu, et on raiesmik näiteks on endiselt ikkagi metsamaa ja või kui ütleme eelmisel aastal pandi siin mingisugune
õuemaa, kus puu kasvas peal, liideti metsamaaga ja tõsteti üldist metsamaa hulka ja no kõik sellised nähtused ka lähevad sinna alla. Et me näitame nagu, et oleks kõik on nagu ilus, aga tegelikkuses midagi ei muutu või läheb hoopis halvemaks, aga me saame raporteerida, et me oleme teinud suuri edusamme keskkonnahoius ja oleme rohelisemad kui ennem. Jah, see roheline ja öko ja sellised... No, hea näide veel on, eks ole, see sama piirituse lisamine bensiini ja kõik sellised asjad. Ja see ei toimu mitte mingi kohalikul tasemel alati, vaid see võib toimuda ka Eesti riiklikul või kogu Euroopa Liidu tasemel. Aga see jutt, mida ütleme, kui võtta lahti televisioon, see ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, mis meil on Eesti televisioonijaamad, siis seal nagu nendel teemadel, ma ei tea, see protsenti ma ei oska öelda, ega ma eriti palju ei vaata, aga nagu kuidagi ei tahagi rääkida neist asjadest. No aga mis müüb ju see Kardashian või ma ei tea, mis ta on. Või... Kim Kardashian. Jah, või kellel on seal mingisugused uus tüdruks. Aga tegelikult miks ma seda ütlen, on see, et see näitab nagu väga suurt ajalist sellist nagu nihet või et ma ei näe ka seda perspektiivis, et hakkaks sealt mingit teistsugust infot tulema. No tegelikult on ikkagi minu meelest on seda igasugust muud infot nagu ikkagi rohkem hakanud liikuma kui varem. Inimeste arusaamine on ka paranenud. Loomulikult suur osa ei huvitu sellest mitte kunagi. Ja see on ka loomulik, aga ma pöörangi tähelepanu sellele, et ega siis praeguse arusaama järgi ka darwinism ei ole mitte see, et nagu vahepeal siin räägiti, et tugevama ellu jäämine. Ei, darwinism on see, mis kogu elus loodust mõjutab, see kujutab endast seda, et meil tekib kogu aeg erinevaid mullistusi, erinevaid harusid, erinevaid mutatsioone, aga nüüd keskkonnatingimused lõikavad maha need, mis selle keskkonnaga enam ei sobi või veel ei sobi või antud hetkel ei sobi. Ja nii lihtne see asi ongi. Kuni keskkonnatingimused on ühed, on maha lõigatavad asjad midagi muud, kui siis, kui vastavalt muutub see keskkond, siis hakatakse midagi muud maha. Keskkond lõikab need maha. Ei, kui maha võetud puu, on ta siis kulu või on ta tulu? Et see on nagu praegu ikka üsna lahtine küsimus. Maha võetud puu? Ja. Kui sa räägid sellest. No jah, sa pead silmas, et darwinism lõikab meil metsad lagedaks. Ei, sa kuidagi seal läks sinna. Võib-olla ma sain valest aru. Ei, ma pidasin silmas seda jah, et looduslik valik lõikab maha need, kellel ei ole huvi eluliste küsimuste vastu. Hiljuti Riigitelevisioonis ühes kultuurisaates öeldi välja selline mõte ka, et me oleme sellest punktist möödas, kus on võimalik tagasi pöörata ja siis saatejuht küsis, et mis siis lahendus on, et kes siis ellu jäävad ja vastus oli, et nutikamad. Et mis siis soovitada nagu selle, et seda asja nagu niimoodi kuidagi konkreetselt kokku hakata tõmbama, et ikkagi No võt, sa ise ütled, et nutikamad jäävad ellu ja siis sa küsid retsepti. Nutikus ei ole sul on siin raamatus on, ma loodan, et inimesed loevad neid raamatud läbi nüüd peale, kes ei ole lugenud, aga me teame ju kõik, et ei pruugi. Et seal sa oled kirjeldanud neid asju. Jaa, aga see on ühe sellise ja küll väga paljudest asjadest, väga paljudest võib-olla mingitest teadustöödest ja suhtumistest kokku pandud, aga see on üks nägemus. Aga nutikus ei seisne mitte selles, et sa võtad mingid eeskirjad ja hakkad neid täitma täpselt. Nutikus seisneb selles, et sa kohandud selle keskkonnaga, mis sul olemas on. Et sa leiad ise täpsed viisid, et see on mingi üldine selgitus, aga seda ei saa võtta, ma seal püüan ka seda kirjeldada, et ma ei saa, kes on see tark, kes võtab enda peale ja ütleb, et võt täpselt nii peab olema ja kõik muu on vale. Mina see küll ei ole.
mina püüdsin panna siia oma selle arusaamise sellest, mismoodi väga paljud inimesed, kellest ma usun, et need teadlased on teinud nagu suhteliselt häid ja õigeid järeldusi oma uuritavast materjalist, et ja kui nende seisukohad on õiged, et siis tulemus peaks olema selline. Aga nupukus ei tähenda mitte seda, et sa võtad eeskirja ette, hakkad seda täitma. Nupukuse vaba valik seisneb ikka selles, et sa teed ise oma valikut. See on umbes nagu, et vanasti näiteks reasõdurit ka ei karistatud, eks ole, sellepärast, et ta täits käsku, tema ei mõelnud. Karistada saab vaba inimest, see ongi see vabaduse ja vastutuse seos. See, kes on vaba oma valikutes, see vastutab oma tegude eest. Nii et võib öelda, et see, kes on ära tinistatud kuskile sinna Kardashani vaatama, tegelikult sisuliselt ta ei vastutagi. No see on see, et orjus on tunnetatud vastutamatus, et keegi kusagil ütles nii. See on päris hea. See on see parafraas jah, siis sellest väidetavast Lenini mingisugusest, mis tegelikult on muidugi teil jama, aga ta väidetavalt olevat ütled, et vabadus on tunnetud paratama. Mitte Lenin, see ei olnud Lenin, see oli vist Stalin. Ei, see on varasem. Marx või? Ei, veel varasem, see on issand, Königsbergis sündinud mees. Kant, minu meelest seda on omistatud Kandile, aga see lause tegelikult ise oli natuke teistmoodi. See on... Aga põhimõtteliselt küll, jah. Et see vastupidine väide, seda ma pole kunagi kuulnud, aga see kõlab ka päris hästi. Aga no, et jah, et mul on siin nii palju neid asju, mida nüüd, aga võib-olla äkki kellelgi on mingeid küsimusi tekkinud. See olid need 5... Oota, palun võtke see mikrofon. Mis olid need 5 astet? Ja. See eitus, need tasemed, mis sa tuled sealt alla poole, kui nüüd midagi juhtub. See mõtleb psühholoogilise kriisi... Ma arvan, et siia selle jutu juurde oleks vaja tegelikult see asi ära rääkida, et inimesed võib-olla, kes on selle jutu ära kuulanud, et nad saaksid suhestuda ja vaadata, millisel astmel nad parasjagu on ja kuhu nad järgmisel aastal on jõudnud. Seda võib-olla siin seletama hakata on natuke pikk, aga seda saavad paljud vaadata, et see on selle psühholoogilise kriisi selline arenemise astmestik, jah, et alguses inimene kipub eitama ebameeldivat informatsiooni ja mis sealt edasi tuleb, eks ole. Et põhimõtteliselt on normaalne see, ma saan aru, millele sa vihjad sellele, et põhimõtteliselt ongi normaalne see, et kui keegi sellist juttu räägib, siis kõigepealt ongi normaalne, psüühiliselt igati normaalne mitte uskuda sellist jama. Mis jutt see nüüd on, mis asi. Ja terve inimlik suhtumine ongi see, et ei saa olla sellist asja. Aga kui sa hakkad nagu uurima seda, siis paratamatult jõuad selliste järeldusteni, et millel lõpp on siis omaks võtt? Jah, põhimõte on selles, et selle 5. staadium on siis see, et sa tunnistad endale reaalsust, aga selle asja juures siis nii-öelda see saatuslik moment on see, et enne kui sa seda reaalsust ei ole endale tunnistanud, ei saa sa ka tegutsema hakata õigesti. Või ütleme siis niimoodi, et sa ei saa vastavalt saadud informatsioonile tegutsema hakata, kuni sa ei ole tunnetanud seda. Aga kõik need etapid, mis on enne seda, sa püüad seda endast eemale lükata, seal on see leina ja viha ja vastuaku ja nii edasi. Naeruvääristumine. Apaatia. Ja sul oli seal pandud ka kohe sinna otsa 5 kollapsifaasi, kus sa väidad seal, et 3. faasi keskpaigas umbes olime, kui Nõukogude Liit lagunes. Ma veel kord ütlen, et ma ise seal väidan jube vähe asju, enamus neid asju on jah, seal on meeletud viiteid, aga see ei oma antud juhul tähtsust. Aga põhimõtteliselt jah, seda 3. faasi me oleme näinud tegelikult, me nägime seda võib-olla räägid kiiret, mis see 5 faasi, et esimene oli kõigepealt on rahanduslikud probleemid. Aga finantsprobleemid, see mida me nägime 2008, ütleme see. Ja mida me nägime tegelikult Nõukogude Liidu 80. lõpp, jah. Okei. Jah, siis tuleb kaubandus, eks ole, et selge see, kui rahandus ei toimi, siis ei toimi ka kaubandus, siis ei liigu ressursid. Ja siis järgmine kohe peale kaubandust, inimesed on niimoodi üles ehitatud, et siis tuleb valitsuskriis.
sellepärast, et inimene, kes on ilma kas või näiteks esmatarbekaupadeta, siis kuhu te panid, nii kui näiteks Egiptuses, eks ole. Et äkki tekkis olukord, kus ei olnud enam võimalik saada eluks vajalikke asju või need olid nii kalliks läinud. Loomulikult öeldi, et järelikult valitsejad on tuuri pannud selle, et andke tagasi, kus meie asjad on. Minnakse valitsuse kallale. Siis minnakse valitsuse kallale siis, ja järgmine etapp siis selle kollapsil, ütleme, Nõukogude Liidu puhul asi lõppes, eks ole, seal kuskil poole peal selle valitsuse tasandil või meie jaoks ta lõppes tegelikult sellest üleminekuga, Vene Föderatsiooni jaoks ta jäi sinna kuskile poole peale pidama, igatahes valitsus pidi muutuma. Aga siis järgmine kollapsi etapp on juba siis tsivilisatsiooni kokkuvajumine, see tähendab, mida see tähendab seda, et tekib süsteemitus, igaüks hakkab anarhia ja viimane on siis selle kultuuritausta kadumine või see on see, mida on kirjeldanud siis need inimesed, kes Gulagi laagrites olid, kes kirjeldavad seda, kuidas siis igaüks hakkab sisuliselt võitlema juba oma elu eest, et mille motto on siis see, nagu ma ei mäleta, kas Sahharov vist kirjutas seda, et sellise ellusuhtumise motto on siis see, et sure sina täna selleks, et mina saaksin surra alles homme. Et see on siis see viimane etapp, ma ei tea, me lähme väga süngeks selle jutuga, aga ma loodan, et me ei pea seda nägema. Ei, me ei lähe süngeks sellepärast, et on ju oluline rääkida ära kõige süngemad stsenaariumid, et tunda ennast ikkagi veidi paremini, et see veel käes ei ole. Selline lähenemine on ka. Ja et see tuleks üllatusena, aga et kui me oleme, kus me praegu oleme nende 5 faasi? Me oleme rahanduskriisis alles, meil ei ole ju kaubanduskriisi veel. Et kuidas neid ära tunda? Ja kui niimoodi me tunnemegi ära, kui me ei saa enam kaubandusvõrgust seda, mida me tahaksime, siis me oleme järgmisse kriisifaasi jõudnud. Sellest on asi kaugel. Kaupa praegu ikkagi on. Mingisugused imelikke asju me võime täheldada, aga üldiselt jah, kaubaga ikkagi probleeme ei ole. Meil ei ole tegelikult õigeid probleeme isegi veel rahaga. Ma mõtlengi, et kui ruttu see siis käib kõik see 5 faasi, et see peab ikka väga hullult nagu siuke... Teoreetikud ütlevad seda, et mida komplekssem on või mida põimsam see süsteem on, seda kiirem on siis kukkumine. Ehk siis, et ütleme, kui näiteks siis, ütleme 1910. aastal, kui oleks näiteks raudtee lakanud olemast, et tuua selline võrdlus lihtsalt, et oleks raudtee lakanud olemast, siis see oleks tunduvalt leebev mõju sellele ühiskonnale, kui meie ajal, kui näiteks kaoksid asfaltteed. Või mingisugune muu selline süsteem. Või kui meie ajal elekter kaob, siis see on selge, siis on kõik. Kui lumesahk ei tööta talvel ja kui on lund, siis sisuliselt see võrdubki sellega, et asfaltteed ei ole. Aga põhimõte on lihtsalt selles, selle võrdluse põhimõte on selles, et mida suurem on selle keerukuse aste või selle põimsuse aste, keerukust ei tohi segi ajada põimsusega, mida põimsam see süsteem on, mida rohkem on seal tööjaotust ja mida rohkem on komponente, millest kõik ülejäänud komponendid korraga sõltuvad, seda kiirem on kukkumine. Ja see on kõikides süsteemides niimoodi. Mitte ainult inimühiskonnaga, vaid ka... Ja kasumlik, ma sain aru, lugedes neid asja, kasumlikkus väheneb, mida põimsamaks ta muutub ja siis... Ja see on paratamatus. Ja see on paratamatus on ka see, et lõpuks ta ei suuda enam seda kasumlikkust üldse hoida ja siis ta lihtsalt vajub. Looduslikes süsteemides siiamaale on niimoodi olnud, jah. Näiteks... Sa kirjutasid, et majandus on loodusseadus. Loomulikult. Aga nüüd kuhu sa selle religioosse aspekti siis paned? Religioosse. Ja me ennem rääkisime religioonist, et siia sobiks nüüd see teema jälle tagasi sisse tuua, et kui majandus alt veab, et kas on veel mingeid vägevamaid jõude? Palju meil seda religioossust siis tänapäeval on. Religioossust ma rääksin selles mõttes, et hea on, kui inimesed usuvad millessegi. Aga religioossust meil jah, tänapäeval pole eriti. Ega me võime öelda, et inimesed ju millessegi usuvad kindlasti mingitesse kõikvõimalikesse asjadesse, mis asendavad neile seda kunagist religiooni. Aga ega Rooma ajastul ka, ega Rooma oligi ju kuulus
selle poolest, et algetapis ju oli kõigile lubatud oma uskuda ja ei olnud mingit probleemi sellest. Lõpus jah, mindi sunniviisilise religiooni peale üle, aga ma ei arva, et selles mõttes religioossus, see on ainult see, mis aitab inimestel hingeliselt hakkama saada. No muinasajal valitsejad olid jumala staatuses sisuliselt, et sa oled ka nüüd kuningriigi hoidja, et kuidas sellega on, et kuidas teil seal põhikiri ei ole jumala staatuses meie kuningas ei ole. Et see oli lihtsalt. Ma mõtlen, et see valgustavad monarhi, ütleme, kontseptsioon, et see jooksis ka läbi sealt raamatutest, et. No see tuleb Platoni, see on see valgustatud türann. Et see on see sama, mida kasutati ka Kreekas. Ja saate alguses sa ütlesid, et see oleks lahendus. Loomulikult oleks see lahendus selles mõttes, et sisuliselt nähaksegi selles lahendust ju ka ÜRO ja Euroopa Liidu poolt. Et sa saaks sunniviisiliselt, ükskõik kas see käib siis läbi maksude või läbi hindade või läbi, ütleme siis sellise valitsemisvormi, kus rahvusriiklikud mingid institutsioonid ei saa vahele segada, vaid neile pannakse tingimusteta peale vastavad kohustused. Et selles mõttes see ongi türannia, eks ole. Et selles mõttes küll aitab jah see türannia, aga ma väga kahtlen, et meie inimesed lepiksid sellega nagu rahulikult ja vaikselt. No see eeldab ikkagi väga tõsist hierarhilist süsteemi, mis on täpselt vastupidine sellele, millest me jällegi enne rääkisime. Et kui sa neid kihelkondades tekitad neid rohujuure tasandil asju, siis sa ei saa samal ajal panna türanni kogu seda asju juhtuma. Absoluutselt, samal ajal ei saa, jah. Aga see ongi nüüd see lahendus, see ongi see lahendus, et sa mõlemat saab korraga. Kuidas? Sa saad sedasi teha, sa saad elada niimoodi, et sa valmistad endale selle tagala rohujuure tasemel ette, aga samal ajal elad nende samade seaduste järgi, mis kehtivad parajasti. Sest väga raske on meie ühiskonnas elada väljapool seadust. See on selle asja mõte. Siis sa oled valmistunud. Muidu sa ei ole valmistunud. Kas kellelgi on küsida selle kohta midagi veel? Et see on... Palun... Religioossuse mõttes nagu küsimus, et korra nagu nentisid, et just kui sellel pole kohta, siis kui süsteemselt vaadata, siis mis tahes religioosse süsteemi dünaamikas läbi aegade, siis seal nagu see inimpsüühikaga seostuv komponent on usaldus. Ehk siis, et religioon kui siis usk mingisuguse kontseptuaalse põhjuslikkuse süsteemi sisse. Et on ta siis mis tahes jõudusid põhjuslikuna käsitlev, et praegusel ajal siis samamoodi finantssüsteem tugineb usaldusele. Ja. Et siin ongi nagu see link selle nii-öelda inimese religioosse loomusega. Et nagu see komponent just kui vanas Euroopas veel on aktiivne, et eks ole, ühiskondades on see kiriku osakaal kaunikesti suur, meil on ta kahanenud, aga samas siis nagu seda põhjuslikkust üles leida või usaldust üles leida meie ühiskonnas ongi nüüd nende vanade ka maakogu kujul, eks ole, olevas organisatsioonis selline implitsiitne usalduse baasloogika ülesehitamine, mis vahepeal on lagunenud. No jah, selles mõttes küll, ega see usk, selles mõttes, kuidas me teda kasutame, ütleme, usklikkuse mõttes, ega see on ka, kes on mingit pühakirju uurinud, siis seal on igal pool vihje selle, et see tähendabki usaldust, see tähendab tingimusteta usaldust. Aga ütleme, usk näiteks, ma ei tea, toimivasse rahandusse on natuke selles mõttes teistmoodi, et kardetavasti 99% elanikkonnast, niipea kui ta näeb, et pisikesedki mõrad ilmuvad sellesse usku, ja niipea kui ta jõuab esimese panga ukse taha, kus talle öeldakse, et vabandame, et me teie arvelt teile midagi ei väljasta enam, et siis tal see usk on nagu väga järsult kadunud, et tal ei ole vaja hakata mingi 40 päeva kõrbes istuma nagu Kristus ja siis saatan tuleb paneta proovil, et ta lihtsalt järgmisest hetkest enam ei usu kogu seda toimivat süsteemi ja siis järgneb väga kiire varing. Et seda ma pidasin nagu silmas, et
seal oli üks aspekt oli veel see, et raha kui tootmiskapital hakkab nagu kaduma. Et raha ei nähta enam kui tootmiskapitali, vaid kui tarbimiskapitali ainult. Noh, eks see muudatus on meil, see tuli koos selle, noh, esimese naftakriisi järel, see kuskil 70. lõpp, 80. algus, kui alustati, noh, kuni sinnamaale tegelikult sisuliselt ikkagi põhiosa igasugusest krediteerimisest käis nagu tootmisliini alguse kohta. Et kui sa tahtsid tootmisvahendeid endale soetada ja pideva majanduskasvu tingimustes oli mõtet siis anda krediiti, eks ole, nendele, kes midagi tegid, tootsid, arendasid. Aga sealt maalt tekkis see esimene tõrge sisuliselt 79. aastat loetakse ka selleks individuaalseks või per capita naftatipuks, et kus oli kõige kõrgem, see peale seda hakkas langema iga inimese kohta sisend või see porgandite voolimise võimalus. Ja leiti, et siis tuleb, sealt tuli siis ilmus see thatcherism ja siis selline lähenemine, et hakkame krediteerima ka tootmisliini teist otsa. Et mitte anna võlgu ainult sellele, kes toodab, vaid anname võlgu ka sellele, kes tarbib. Ja jällegi tegelikult ju antud olukorras ta oli jällegi lahendus, kuigi ta jällegi, noh, nüüd me saame aru, et ta lükkas natukene lihtsalt edasi seda probleemi, mis oli juba tekkinud, aga tolleks ajaks ta oli lahendus ja ta päris pikalt toitis seda süsteemi. Et see raha... No see eelmine kriis 2008 oli ka laenudega seotud, eks? Eluasem laenud. No ta vallandus sealt, jaa, aga mida ta sisuliselt tähendas? Seda tuleks tähele panna. See oli esimene nõrk koht, mis kukkus, aga sisuliselt tähendas ta ikkagi seda, et toodetud rahamassile enam ei olnud nii-öelda looduses vastandit. Palju praegu rahamass ületab selle, mida sellest või neid on igasugu spekulatsioon. Ma lihtsalt olen kuulnud mingit sellist 2017. aasta lõpu mingit väidet, et see ülekaal on kuskil 1060 korda, aga minu pärast võib öelda suvalise numbri sinna, ma ei ole võimeline seda mingil moel kontrollima. See tähendab seda, et olemasolev rahamass nii siis virtuaalkeskkonnas kui ka sularahana kõikides maailma valuutades kokku väidetavalt siis praegu peaks ületama 1060-kordselt neid asju, mida selle raha eest osta saaks. Ehk tegelikult siis see väärtus on selliselt ülehinnatud. No, ma ei vastuta selle numbri eest, see tundub kuidagi väga imelik, aga mine tea. Ma tõesti ei oska öelda, kui tõsi see on. Aga sellist väidet ma olen lugenud. Ma lugesin ka mitu korda seda. Ja mul tuleb see ikka, ma panin selle kohe kirja, et see Zimbabwe näide, et see on ikka uskumatu, et ma ei pannud kirja, kuidas see sõnad... See on see, kui usk 67 107 nulliga oli 2007. aastal inflatsiooniprotsent. Aga Zimbabwe, muideks, see pole kõige hullem. 107 nulliga. See pole veel kõige hullem, sellepärast, et kõige kiirema tempoga oli sõjajärgses Ungarisse. See on senine kõigi aegade rekord minu teada. Et Zimbabwe... See oli üle 107 nulli või? Jah. Aga noh, seal oli ta lühikene periood, ütleme nii, lühem periood. Kuidas nad elavad seal sellises oludes üleüldse, et kas see on meie perspektiiv? Elavad nii nagu Weimari Saksamaal umbes, et töökohas hakatakse palka maksma 2 või 3 korda päevas, naine tuleb sulle töö juurde järgi, võtab selle hommikupalga, võtab hommikupoolse palga ja läheb ruttu turule, sest õhtuks on kartul või ma ei tea, leib on 4 korda kallim juba. No jah, aga see ei ole vist enam päevakorrale. Eks ta ühel hetkel ta tuleb, aga mitte sellisel kujul, ta tuleb ilmselt natukene teisel kujul meil. Aga ega selle eest pääsu ei ole. Mis me siis lõpetuseks saame öelda kokkuvõtteks kogu selle asja kohta, et mida siis nüüd inimesed saavad teha, et kollaps on paratamatu, tuleb üsna varsti. No loodame ikka seda tõuseks mašiini, et ütleme niimoodi, et
lootes parimat, valmistugem halvemaks ja meie käsi käib maksimaalselt võimalikult hästi. Et tahad rahu valmis sõjaks? Jah, see parabellum sobib siia. Parabellum, siis parabellumiga lõpetame. Et praegu hakkab täpselt aktuaalne kaamera ka, nii et inimesed saavad ilusasti lühituda lainelt. Saate paremaid uudiseid vaadata. Saate reaalseid uudiseid. Aitäh tulemast! Ja